enne. Siit saab jälle blooper, siis ühe episoodi 2 blooper. Eetrisse lasta, see on liiga. Ja vaadake 1-2 maks. Tere kõigile, on 13. oktoober ja 1-2 Max podcast alustab. Minu paremal käel nagu ikka minu hea sõber, ettevõtja andekas gambler saatejuht Tanel Viik. Tšaama. Tervist, Tšaama. Tervist. Minu vasakul käel 5-0 rekordiga MMA võitleja, astroloog, vlogger, spordikommentaator Maiko Lastur. Tervist. Tervist. Ja minu parema käel võitleja, spordikommentaator, meie saatejuht ja varsti ka uus VBC meister Henri Rohtla, tervist! Tervist! Ja kaamerate taga endiselt Karl Ots, tervist! Tervist ka minu poolt! Päris heaks lähevad need introd juba, vaata. Mingi jõuke raip tuleb taha. Lõpuks sa vaata nagu need külalised on meil, vaata. See mingi jõuker. 15 minti in, see mees ootab, millal minu kord on. Ja siis on see lõpus kaamerate taga Karl Ots. Täna siis teeme juttu UFC-st, One'ist, Road to the League oli vahepeal, tulevastest üritustest, värgid, aga enne käime üle natuke siis spordiuudiseid, mis puudutavad rohkem siis võib-olla meie eestlasi, Eesti sportlasi ja ka meie lähiümbruses naabreid sportlasi. Alustame siis jalkast, Eesti versus Itaalia. Itaalia võidab 3-1. Hein tõrjub penalti ja Donnarumma teeb siis Eestile kingituse, mille tagajärjel siis Sapinen saab põhimõtteliselt tühja lüüa ainukese Eesti värava. Ja ise mängu ei näinud kahjuks. Vaatasin poole silmaga, me olime sõpradega Olipetis, vaatasime Kloorit ja siis jalka peksi seal julmalt üle. Siis me vaatasin poole silmaga seal mängu. Nagu ikka. Kõva Hein penalti ära võttis. See jõuab kuskil highlightidesse jälle tal nime juurde. Heinal on hea run ikkagi. Ta ju seal Saksamaal ka tegi 2-0 mängu põhimõtteliselt. Põhiväravaht oli vigane, tuli mängu, sai siis võimaluse ja tegi 2 väga head mängu ja seda jalka podcasti vaatasin, siis nad ütlesid tegelikult seal päris nagu õigesti, et jah, seal on see mingi põhimõtteliselt ainuke sakslane ja sakslased alati tahavad, et oma vend mängiks nagu, seal on mingi see saksa bürokraatia. Aga nüüd ongi sellel vennal, kes sealt vigastusest tuleb, tal on selg vastu seina, ta nägi, mismoodi Hein mängis. Ja kui sa nüüd tuled sinna, tuled oma vigastust tagasi ja seal midagi väristad, siis on ju kohe nagu šants, et vahet ei ole, oled sa saksa poiss või mitte, aga lähed pingilena, ongi kõik. Ja, see on ka mingid, see tegelikult ju, ta läks ju laenule, siis tegelikult jälle siuke veider olud, tegelikult kui laenule minnaks tahaks, et ta oleks ju põhivärava, tegelikult võitle seal, alati peab võitlema, konkurents on hea, tegelikult nagu ideaalis peaks olema põhivärava. Tal on vaja saada 90 kogu aeg nagu terve hooaja peale. Jälle huvitav laenule minek nagu, et nimekas klubi, aga ikkagi mängida ei saa nagu nii palju, no nüüd on saanud, aga jah. Huvitav oleks küsida talt endalt, et miks selline otsus, et kas Hispaanias ei olnud nagu huvi edasi jääda. Või nad kukkusid välja üldse. Kukkusid välja vist, jah. Ma eeldan küll, kukkusid välja. Aga seal ta sai ju ikkagi ju korralikult. Ei vaata uhtsi huvitav, äkki tahab tulla saatesse. Kirjutama talle. Kirjutama talle, jah. Aga staadioni peal elas rahvas hästi kaasa, seal oli 11 900 oli peab no kohal. Jah, ilmselt oleks seal Fääri saared olnud, siis oleks 3000 olnud. No vaata, mis homme on ju Moldova. Jah, homme Moldova. See päris huvitav on see, et kodus või? Kas tihti peale teed, siukesed mängud on nagu on Belgia käinud siin, mis iganes on, et Saksamaad ja kõigil käinud siin, aga et kas tavaliselt nagu minnakse vaatama neid mänge, et näha neid superstaare või minnakse vaatama nagu Eesti pärast. Et tihti peale ise teetavad läinud vaatama Belgia mängu. No tahaks näha, mis see Lukaku teeb seal ikka see tehta ära. See ikka teeb, tiksub suluseisus, jookseb pikali. Ära lõi ikka. Ikka, õigel ajal õigest kohast. Mul on see valus mingi EM või MM või kus see oli, kus ta igal pool jalus oli, kogu aeg sai selga. Ja ma mäletan, ma panin ka sinna kuhugi. Mul over väravad olid vaja ära tulla, ei tule lihtsalt see jalus jälle. Oli just veel Lukakul, mis täpselt enne seda oligi mingi liigas, oli ülihea hooaeg, kõmmutas seal mingi 40 või ma ei tea ja siis läks sinna ja siis kukkus palli otsa ja ma ei tea, astus palli peale ja mingi täiesti feilis. Aga see on elune. Pinge võib-olla lõi üle ja vastutus on suur. Lekki nii palju sabi. Aga lähme edasi.
Robert Rooba jagas Soomes 2 assisti. Eesti koondise kapten alustas kohtumist esimese viisiku vasaku äärena ning ta oli jääl ligi 19 minutit. Rooba jättis märgi maha, sest tegi eeltöö nii 2-0 kui ka 3-0 väravale. Come on. Ülikõva. Let's go. Let's go. Kus ta? Soome. See oli klubi eest? Klubi eest, jah. Okei, mõtlesin see nagu, okei. Pilt on lihtsalt illustreeriv. Koondis on kapten. Okei, ja mängib Soomes? Jah. Okei, ta on päris kaua Soomes olnud ju? Jällegi hakkasin, ta oli jah Soomes tükki aega, ta vahepeal käis ka kuskil mujal, enne seda oli ta korra oli Venemaal, siis tuli see sõjateema, siis ta tuli sealt ära. Sai suure KHL-i diilina, päris äge. Tema mõttes, ma arvan, karjääri mõttes ei olnud kõige parem timing, et Venemaa alustas sõda, vaata, et seal oli ikkagi, ma arvan, päris head palgad ja oleks siin... KHL on ikka väga võimas. KHL on kõva. Ja pluss ongi liiga ise. Kossus jäi päris palju, jäi pidama sinna Venemaale, nad ei tuldki nagu Euroopasse tagasi vaata, siis nad jäidki sinna liigasse mängima, tehti mingid räiged pakkumised. Räme nuts, aga see ei mängi kunagi eliit, vaata Euroliigat ega seda VTB liigat enam. Eks hokis kindlasti ka, ma arvan, paljud on seal Venemaal ikka veel. Jah, meil Eestina kõrvalt on võib-olla natuke keerulisem kui mingi, ma ei tea, mis iganes muu Euroopa, kes natuke kaugemal on või ma ei tea, suurem riik. Meil on ikka põhimõtteline see asi, selles on teemast. Põhimõtte pärast juba ei saa, aga jah, ma arvan mingid, ma ei tea, prantslane või sakslane kindlasti võib olla, sest rahulikult pole küsimus ka. Mõtlesin, meil on jah, sellest kahju saamist, jah. Igas, jah. Aga mees on jälle jääl ja möllab, nii et palju edu talle, let's go. Ujujad teevad tegusi siis USAs toimuva Karmeli MK-etapi teise päeva. Finaalid tõid siis Eneli Jefimovale ja Ralf Tribuntsovile vastavalt siis 100 meetri rinnuli ujumises ja 50 meetri sellil ujumises. Mõlemad said teised kohad. Ja vahetult siis enne, kui me hakkasime saadet salvestama, siis Eneli Jefimova võttis ka esimese koha. Kui ma ei eksi, siis oli ka rinnuli ujumises. Vaatame korra kiirelt üle. Jah. Eesti rekord tegi ka Ralf veel ju. 50 sellili Eesti rekord. Aga kuidas see rinnuli ujumine käib üldse? See on vist see mingi... Kas ei ole? Krool ei ole? Ei ole, see on vaba tehnika. Rinnuli on konnana. Konn, jah. Ma ei saa head delfiini vendal mina. See on liblikat. See tõmbab normaalselt kinni. Oi, ei. 50 ära teed, siis on kottis ka. 50 meetri rinnuli ujumises ja isiklikust rekordist jäi 23 sajandikku puudu, nii et kõva, palju õnne. Eesti ujujad on tasemel järelikult ja väga äge. Mis meil veel on siis... Eesti jalgpallikoondise endine keskkaitse Ragnar Klavan osales laupäeval Londoni Stamford Bridge'is oma endise koduklubi Liverpooli ja Chelsea legendide mängul. Pandi siis 1-0 võit Chelsea legendidele. Kuidas kommenteerid, Michael? We're all together. Lampard küttis midagi latist sisse ka või keegi? Hazard suure punuga mängis seal. Päris, jah, seal oli Terri oli vist isegi ja korra vaatasin seda uudist, aga... Iga kõige enam staarid olid ikka kohal, legendid olid kohal. Ainukese värav oli siis Ryan Babel. Ryan Babel teeb YouTube'is vlog. Mängib padelit päris palju. Kolleeg sul? Konkurent. Ta on ka astroloog. Aga äge, et Klaavanit kutsutakse sihukesele asjale, et selles mõttes... Ta kuidagi läks fännidele seal peale ja ta jäi sinna nagu meelde vaata. No see üks üleaste, mis oli ta see mingi reelsidesse läks, vaata. Täiesti üksi oli vaata, astus üle, see läks viraliks. Kõige mingi editeid, kas pettis ära vaata. Meil on mingi 20 meetri kaugusel vend, oba, kõik kohvile. Päevana, põlvana. Ei, kõva jah. Igal juhul äge. Nii et siis mees sai siis taas kord Liverpooli särgi selge panna ja võitu ka tähistada, nii et tuus. Järgmised jutud siis CS-i lainel. Meie oma poiss Rops võitis järjekordse turniiri ja satsi peale siis 250k. Mõnda aega siis polnud mees esikohta saanud. Oli siin mitu teist kohta ja nii edasi, et nüüd siis üle pika aja. Steak sponsoreerib. Vaatsin ka seda ja jäi kohe silma. Näpuotsad on siniseks klaviatuurist taotud. No Porsche on vaja korda teha. Meil chatis oligi, et nüüd saab uue Porsche aasta. Ma arvan, et tal ennem ka seda probleemi ei olnud. Sellega on chill. Ma arvan, et see steak maksab ka tublisti neile juba, et selle niimoodi laivis on. Steaki sponsorshipid on üldse nagu mingitel YouTuberitel ja siuksel gambleritel, keda ma jälgin ka, kõigil on peal need kas Ruubet või Steaki, mingi räigeid krediite annavad.
nagu millides ikka. Kõva. Ootad ka või? Ma ootan hea pakkumist. Me jõuame sinna maani. Mulle jah, siin on lähedal on. Jõuame sinna maani ka. Jõuame sinna maani, jah. Peaaegu oleksid ära klatsinud väga suure asjal, räägime sellest natuke pärast. Ja lähinaabritelt siis ka üks uudis Toyota Gazoo Racing rallitiim andis teada, et 2-korne maailmameister Kalle Roompere lahkub käimas oleva hooaja järel WRC sarjast ning võtab kätte uue väljakutse vormelisõitjana. Kuhu siis? Uude tiimi või? See Audi tiim siis? Ma ei teagi. Ei, Cadillac tuleb ju. Audi tuleb ka? Praegu tuleb Cadillac. Seal on mingi seos selle sama Toyota mingi spordidirektor kuidagi, neil on mingi seos ka vormeli mingi... Aga ta F1 kohe ei lähe. Kurat, ei tea midagi. Kui ta on nii... See tundub ulme. Ta paneb drifti ja kõik on pandud. See tundub päris ulmena. Ta oskab üli hästi selle tagaratta peal miksiga see. Ei no, kui raha on, siis raha peab rattad käima. Kui tuleb ikka hea raha sisse ja ta on nii suur nimi, marketi mõttes on ta kindlasti oleks siuke vend, kes võtta sisse ja räige turundus saab teha tegelikult. See on siuke täppis teadus seal, ma ei tea, kui kiire ta seal oleks, seal on mingid noored venad. Ta kindlasti on teinud mingid testisõitu ja ma arvan, ta nii see kindlasti ei ole vähe, ma arvan, ega ta mingid, kui võib-olla nii ei ole. Elu vormel roolis on, mõtleb, ta ei teeme ära pohhu, läheb sinna täis prügi olen. Ma arvan kindlasti mingid testikaid on olnud ikka. See on ikkagi, see on ju life changing, sa ju lähed, paned oma eelmise karjääri põhimõtteliselt maha ja hakkad tegema muud asja, see ei ole nii, et ma vahepeal lähen, käin seal, sõidan rallit, siis ma vahepeal lähen vaatan vormelit ja näha oli, et hakkas driftima ja siis tegelikult kaotas oma rallirütmi täiesti ära, enne seda ei saanud keegi vastu talle. Ma praegu mõtlen, ma ei teagi kedagi, kes oleks ennem rallist läinud nagu otse vormelis, on olnud niimoodi, et vormelist rallisse Kubica käis, Kimi käis, sõitis kuradi Dakar. Et no see on põnev, ta on nii noor, kui oled vend on driftis teinud, on nüüd WRC pannud hullu 2-korda maailmast, teetakse äge, kui läheb ja toob veel tulemas, päris nagu legendi liikumine. Ja siis, kes jälgib rallit, siis ju kohe hakkasid spekulatsioonid tulema, et et kas Tänak saab nüüd Toyotasse tagasi ja nüüd täna siis nägin uudist, et väidetavalt siis ta ikkagi ei lähe Toyotasse tagasi, vähemalt mitte järgmine aasta. Kohe korra Fordi veel lagunema sinna. Ei, ma ei tea, no üldse, nii palju räägitakse sellest WRC-st, kui veits nagu uppuvast laevast, et ainult 3 tehase tiimi põhimõtteliselt Hyundai, Toyota ja Ford seal üldse, ma ei tea, mis plekkide pealt see seal, ma ei tea, neid 4., 5. Fordil raha on. 6. kohti nagu, aga siis ongi autoarendusega on Toyota nii eest ära. Siis kui Toyotas oli, siis see lagunes, ta läks Hyundaisse, Hyundai pidas vastu, nüüd on nagu vastupidi toimunud mingi switch, nagu ma ei tea, mingi vikatimees seal taga ajab raisk. Aga endiselt Ballsi YKM25. Meil vahepeal kirjutati, et see kood ei toiminud. Väga vabandame, et see ei toiminud, see on nüüd fiksitud. Sellega on korras, kõik täishinnaga tooted, YKM25 Y-ga on kood, millega saate 25% alla. Talveriided hakkavad siin vaikselt teemast tulema, talvesaapad, värgid, särgid. Nalja ei ole. Eelõhtu käisime lapsega jalutamas ja sõitsime rattaga ja siis ikka müts oli peas, kindlad käes. Täitsa kohutav, kurb. Ja mis ta teed? Elu on selline. Nüüd on 8 kuud Lord of the Ringsi ja siis läheb jälle natuke lõbusamaks. The winter is coming. Ärge aega asju sassi, üks on Game of Thrones ja teine on Lord of the Rings. Mõlemad on hallid suht. Kuskil mägedes mingi udu sees. Igal üle. Ka vaatame Harry Potteri maratoni kõik järjest. YKM25 nüüd toimib, vabandust, et see vahepeal ei töötanud, aga seal oli kogemata pandud see mingi time limit sellele, saime selgitust, et nüüd asi toimib, nii et kütke koodi. Ja enne kui siis lähme oma põhiasjade juurde, millest tahame täna rääkida, siis tänase episoodi on teieni toonud Sir Autorent. Sir Autorent, sinu kindel liikumispartner juba üle 25 aasta. Valikus on kõik, mida vajad. Väikeautod, 9-kohalised väikebussid, mootorrattad ning isegi 3-rattaline Can-Am. Olgu plaanis sõita üritusele sõpradega või rahulik nädalavahetus vanaema juures. Sir Autorendil on lahendus olemas. Paindlik ja mugav teenus, mis aitab alati sul õigeks ajaks kohale jõuda. Kasuta sooduskoodi YKM10 ja saad igalt rendilt 10% soodustust. Ja oleme tagasi. Hakkame kütma siis 26. september oli One Friday Fights ja räägime peamatsist, sest seal juhtus nii mõndagi. Jah, siis Ilja Tenahatši endine Bantamweighti champion läks vastamisi siis praeguse Muay Thai Bantamweight champion Nabil Lanane vastu ja esimeses raundis
Nabil lõi korra siis ka Enahachi pikali, hakati lugema. Skyscraper. Korralik. Enahachi isegi sai nagu suht okeilt hakkama, ei tea, kas Nabil nagu oli siuke veits nagu meh või ma ei tea, aga ei olnud nagu midagi nii ulmelist, ta oli hea. Ja talle sobib ikkagi Muay Thai, ma arvan. Ja siis siin oligi see. Siis munadesse. No korralikult. Täiega ikka. Ja no kindlasti ei olnud see tahtlik selles mõttes, ta hakkas ikkagi middle kicki ja ta nagu blokki, ta üritas vist seda. Ja sinna täpselt jala. Tal näost oli näha, aga ta oli mingi shit, vaata. 6-meetrise jalaga sealt panna on päris kerge ka. Oma nurgast leivad. Aga see oligi nagu, seal oligi näha kohe, et oligi, Nabilil oli see fight nii-öelda nagu süga, ma ei tea, soendus või mis iganes ja nüüd saabki siis, teebki Haggartiga Jaapanis fighti. Nii et vinge. Oota ka Ilias Enahachi, talle oli mingi seos oli seal, et Nabil Ananel oli mingi kaotus ja Superleki vastu ja Enahachi on võitud Superleki äkki. Jah, et Superlekil on 2 kaotust Vannis. Üks on Anane ja teine oli... Ja Enahachi. Jah, just see oli. Enahachi võit oli muidugi Superleki üle kohati siuke controversial veits, kuna Superleki julmalt survestas Enahachi, liikus ringi, noppis seal ja siis... Ta tegi kickboksi seda. Ja Chatri pani ka seal mingi hullu postitusega, umbes see on õige otsus ja bla ja siis igatahes jah. Ja siis Enahachi oli pikalt eemal ja nüüd on tagasi olnud jälle vähe stabiilselt, aga no nüüd ei tea, võib jälle eemal. Pärast sellist koogelmooglit võib keeruliseks minna. Väga rets ikkagi. Täis pauk midelit kottidest. Inetu. Ja võid öelda küll seal mingi, mis teil on, sul on ju kubeme kaitsmed, aga no tul proovi ühe korra. See kubeme kaitse võtab selle esimese paugu vastu, aga sealt ikkagi põrutab ju läbi. Oi, see on kuulda, see kopsid käisid. Meil on siukest kuubi veel vaja, et on see kubeme asend, vaata. Kõige ajamine kubemesse. Jah, lähme edasi. 26. september toimus Road to the League. Sama õhtu siis. Sama õhtu. Ja võtame algust peale või? No ma võtsin need highlightid, mis sotsiaalmeedias oli, panen need või? Alustame 4 mehe turniirist. Esimene oli Jevgeni Ivanov versus Vlad Vlasov. Ja Jevgeni Ivanov võitis kohtuniku otsusega 30-27. Suht hea esitus Ivanovi poolt, kontrollis distantsi, mängis üle Vladi. Aga kolmandal lõpus Vlasov suutis tabada nagu päris hästi. See oli näha, et Ivanov natuke ehmus või tõmbus veits tagasi, et sai päris korraks pihta ja siis pidas lõpuni vastu ikkagi ja nagu ma ütlesin, võits otsusega. Kes need highlights teinud on? Karl. Mina ikka. Otstek. Siis järgmine Ivar Skapin kaotas Oskar Torbeku KO-ga teises raundis. Esimeses raundis Skapin tabas mega hea overhandi. Torbek jäi veits magama, korjas sisse, tõmbas veits silmast mustaks. Siin läks ilusti. Ja jääb läks läbi kehasse ja siis... Põlve tabas väga hästi pärast. Ja nüüd lähebki järjest põlved. Tuleb teises raundis samamoodi kohe. Ja siit lähebki juba ära. Tum. See oli väga hea esitus nagu. Põlve ja läbi. Tubli töö. Töö kiire ja korralik. Siis Mikk Meresmaa võitis Raner Rohtlat kohtuniku otsusega. Ise seda fighti ei näinud. Või poole silmaga midagi vaatasin. Korrak paugutamine, 2 tugevat. Oli siin ikka hea paugutamine käis ja. Korrak lihatükid mõlemad. Täntsakad. Mis skaal see on? See on 78. Päris suured poisid, jah? Ja ei, Ranel Rohtla ei ole mu vend, kui keegi tahtis teada. Aus. See on hea küsimus alati. Kusjuures isegi mitte mingit seost ei ole. Ma ei tea mitte ühtegi Rohtlat peale ise enda ja mu vend ja nüüd meie lapsed nagu. Et ma nagu sugulasi nagu Rohtlaid ei tunnegi. Et väga huvitav, jah. Ongi kõik, jah? Jah. Kuigi ma olen nagu ikkagi seda nime näeb kuskil aega. Jah, nagu praegugi. Jah. Siis Alari Tammsalu võitis Tarmo Heina TKO-ga. Alari oli ja siis... see ei olnud see Tarmo Hein, kes on Keila korvpallikooli president.
jah. Vahepeal alla võtnud kõvasti. Õlps paha. Ossa kurat. Saab fighti ma pole ka näinud. Ma ei näinud väga eriti teisi fighti. Mõlemal kuklas korralikult ikka. Meil oli valesti kirjutatud. Tarmo Hein võitis TKO-ga. Jah, ma just nagu mõtlesin, et kas see oli minu skripti viga siis. See on sinu viga. Jah. Siis Andres Christopher Kubinski võitis Palapolli TKO-ga. Pro debüüt siis. Pro debüüt, jah. Ja see oli Katist. Katist, ja just. Silma alla või? See oli seal kuskil juustes oli see. Ei, see Palapoll on teinud, tegi Turiloviga Clashi ja siis tegi Kauriga tegi Deliigil. Jah. Päris sitke on see Palapoll ikka. Sitke, ja. Ja ta oli ikka väga pahan, et ei saanud nagu jätkata. No jah, ütleme, Katiga on see, et kui sul ikkagi veri jookseb silma, siis nagu see, et sa seal kogu aeg pühid ja möllad, nagu see on mingi maani okei, aga nagu... Ma ei tea, kui palju ma näinud seda fighti ka, aga ma ei tea, kui palju ta silma jooksis üldse seal nagu. No pigem oli see, et ikkagi vaata noored kutid ja ei ole vaata mingis väga suur üritus lõpetati veits varem ära. See on veits lamp minu meelest. Noored poisid just tahabki seda ägedat armi endale ka sinna, et siis saab nagu okslajal. Lõpuks on see fight, mis nagu tulevad puuri või ringi ja ta on nõus laamendama. Pole vahe, panad nad on. Fight, laske. Reeglid peaks on täpselt samad tegelikult ja kas on suur üritus, väike üritus, tegelikult peaks olema paugutamine. Selles mõttes nagu, aga Andres üle on hea meel, nii et pole hullu. Arseni Suvarov võitis Rasmus Kankaret samamoodi Katiga. Oli Karl on ju? Ja. Ja Kankare ka käis eelmistis Clashil. Oota, suvel ju võistlesid ka seal... Kankare ka või? Õllekal või? Ei olnud või? Suvorov oli, Kankaret ei olnud. Ja, just. Kindel või? Ja, Palapol oli minu meelest. Ei olnud või? Palapol ei olnud minu meelest suvel. Kurat küll. Hakkake nüüd eietama. Räägin fakte. Ei, Kankare oli Clashil kindlasti ka. Ei, seda jah, aga ma mõtlengi, et Kankare oli seal õllekade liigil ka ju. Tegi selle... Lagude. Garandi vennaga. Subarov või? Vaata, ma kohe vaatan. Nii. No Karl saab fact check. Ja siis 4 turniiri finaal siis Oskar Torbek võitis Jevgeni Ivanovi kohtuniki ühehäälse otsusega ja mängis ilusti üle ta. Distantsimäng, väga puhas. Ise arvates ootsin rohkemat Jevgeni Ivanovist. Arvasin, et peame rohkem enam kaklama, et ei saa nii hästi distantsi mängida. Aga no näed, saime. Anti ruumi ja Oskar ise ka suutis, siuke esimene turniir tal suutis olla ka sitke lõpuni välja ja viimases ka veel suurestada. Eks ta on siuke momentumi asi, tal sai alguskoha vaatas, et tal läheb päris hästi mäng peale, sai kogu aeg enesekünnust juurde, kolmandas juba läks isegi natuke võib liiga ülbaks vahepeal juba. Tegi kõvasti trenni ka selle jaoks, et suvel tegime palju koos trenni ja nüüd lõpuspurt siis lõpukämp nii-öelda ta pani ikka täiega. Ja väga tubli. Igati välja teeninud 4 turniir. Väga vinge ja siis selle võiduga teenis võimaluse, et teha oma pro debüüt siis Deliigil. Kas on juba kuulda ka vastase Maiki põhi või? Ei tee sellel Deliigil. Ei tee, kuna tal on mingi pikka aega väga palju mingid vigastusi ja mingi varvastaga kogu aeg lööb ära. Mängib oma distantsimängu, lööb kogu aeg varbad ära ja siis astub endale peale kogu aeg, stackib peale sinna 100 häda ja siis tal on kogu aeg mingid tossud jalas ja siis ta läheb reisile ka veel, nii et süütsime ta, et võta praegu siis vabamalt. Chillilt ja et võib-olla teeme äkki järgmise Road to Deliigil pro-matši või see ongi siin. Millal see on üldse? Ma vist midagi kuulsin, et äkki uue aasta alguses või? Ja peamatšis, me seda videot vist ei näita, Karl? Mul on viisakas video. Okei, Kristjan Ljah võitis siis Markus Ulsingut TKO-ga. Ulsing lõi oma jalaluu puruks. Pooleks. Rets. No, pooleks. Kõik, mis oli, lõi pooleks. Et siuke... Aga kuidas muidu fight oli nagu? Fight oli muidu siuke... No back and forth siukene nagu... Siuke Ljah tabas veits paremini nagu võib-olla. Siuke Essa round siuke väga siuke... Kompamine? Ei midagi. Ja see viimane loo oligi see, mis läks. Ja siis oli seal pilt ka pärast, olidki mõlemad luud pooleks täiesti ja ma pole rohkem, Karl, saad vaadata, sotsmeedet ei ole rohkem? Ta sai juba teisipäeval, sai tagasi Norra sparrima. Jah, kuidas? Teisipäeval ei tagasi trennis. Ei, talle tehti üks operatsioon ainult Eestis. Ja siis nüüd vist Norras lõigati uuesti lahti vist.
midagi, mingid kruvid olid lahti või mida iganes. Kuredi Eesti, no tegi jällegi säästukat. Jah, ei tiina. Keil haiglas tehti. Kusjuures Perhis käis. Kuule, aga huvitav, tegelikult tahaks teada, kuidas see asi käib, et kui keegi mingi spetsialist, kui ongi, ta läheb siin nagu jalga, tehakse siin korda. Kas ta võib kohe lennata? No seal on mingi, sa pead ikka nõusolekut saama nagu. Sa vaadatakse üle, et sul paistetus ei ole mingi megasuur ja siis sa saad võib-olla. Näin, sul pead loa saama ikka. Või lähed omal vastutusel. Et kui sa jalg ballooniks läheb sul lennukis, siis on muidugi pahasti. Mõnus. Äkki läks mingi kaubakaga tagasi? Laevaga? Muidugi tööbussiga, eks nad saate rahulikult. Sir autorent. Teete siin vaese mehe üle nalja. See ei tea, see on cool. Teete väga, mul vedas see, et mu ees seis täpselt mingi inimene. Siis ma olin seal, kui me just Torrek võitsi turniiris, ma olin nii elevil sellest, ma jaurasin seal sotsmeedias ringi midagi. Ja siis ma seal poole silmaga vaatasin, istusin seal. Ja siis Tõniste oli mu kõrval, siis ühel hetkel siuke raks ja siis ma ütlesin Tõniste, et puruks Tõnistes. Täiesti, mis ta ei lähe minema ära kohe. Pöörasin kohe seile, olin all ära, siis ma rohkem näha ei taha. Ja Maikal oli näost valge täie. Pool tundi hiljem läksin üles, vend oli ikka veel ringis. Mõtlesin, täitsa kara hull, ei viida kerana. Selles mõttes jah, väga rets. Ma nägin selle video ära, aga selles mõttes äge või nagu Road to the League'i meeskonna poolt tehti siis ametlik teadanne või siis nagu postitus, et nagu respektige, mis ta oli, Markus Ulsingu nagu seda õnnetust ja et ärge toppige seda videot kuhugi ja tegelikult siis paljud võtsid selle nagu üle, posti maha nagu, et aga ma nägin selle ikkagi ära ja päris rets ja natuke läks fightimise isu ära, ütleme nii. Ma nägin ka selle ära ikkagi, jumal tänat, et see peamatš oli. Oleks olnud mingi keskmine, keegi võib loogi ikka rohkem löönud seal. Sisu ma räägin kõigil. Essa fight õhtul, pum! Ja aga ühtepidi selle video, vaata see jagamisega on tegelikult nagu ongi siuke asi, et nagu jah, ta ongi, saadis võeti ruttu maha ja asjad ära, aga tegelikult on see jällegi, et aga igal pool need videod tiirlevad nagu ringi. Ta tiirleb niikuinii, aga ta ei ole vähemalt sul nagu in your face, vaata. Ma nägin first personis kunagi Riias oli King of Kingsil lõi Rain Kärkineni vastane lõi talle vastu blokil. Ta ei osanud siin Žinas selle pärast. Kärkineni vastane. Kärkinen läks pärast, kuule, sul on õli võtma. Tulevad need Eestis. See oli see ju. See boksib nüüd ju. Ta on Jevgeni Aleksejev, ta just võitis tiitli. Ma just sai mingi boksi. Ta läkski pärast seda fighti tavaboksi peale üle ja keegi vahepeal ütles, et ta on mingi 9-1 rekord. Nüüd on vist mingi 11-1 või? Mis ta nimi oligi? Jevgeni Aleksejev, ma just nägin, ta võitis. King of Kingsil. Pidi nii minema järelikult. Ja ta paneb väga hästi paneb boksis, väga hästi paneb. Leiad või? Et jaa. Aga nii ta käibki, kes ikka tahab edasi panna. Jevgeni Aleksejev, see on profiboksija rekord, 18 võitu, 0 kaotust, 0 viiki. No võt. Ja KO, DKO võite umbes 10. Viimane võit oli just on ju? Seda praegu ei ütle, aga võb see kõva. Et jah, võib-olla see oligi life changing talle, et davai, ma ei saa kickboksi, taiboksi teha. See oli vist kickboksi reeglid, kokil fightis enne. K1, ma ei täpselt seal kõrval nööride vahelt just kuidagi seal siiberdasin seal ringi. Ideaalne. Seal käis samamoodi nagu sa ütles, siuke praks käis lihtsalt. Olin seal ju Road to the League'il kohal, siis Sii oli ka mul kõrval, siis küsisin, et Sii, what do you think on? Sii ütles, et no more kick, only box. Jah, no more. Aga jah, siis sellega Road to the League'i jutud selged, kes siis saavad päris liigile Oskar Torbek ja tegelikult ju ma ei teagi, siin on ju veel vendi, kes võitsid, et mis nendest saab, kas ainult see turniiri võitjad see turniiri teema oli, et turniiri võita saab, see oli öeldud ära. Et ülejäänud oli nagu see, et lihtsalt ehitavad, ma saan aru. No väga tuus. Väga. 27 märts. Ülitähtsalt. 3. bloopers. Proovi uuesti, näed, seal on allkirjas nüüd. 27 september 2025. UFC Fight Night. Ulberg versus Reyes. Kus see märts tuli? Ma vist võtsin seda, et liiga märtsis midagi. Ma peaks hakkama panema skripti lambist mingit lampi teksti vaatama, kas loete välja või? 27 märts. Aga eile oli ju skriptis päris palju lampi teksti. Oli küll, jah. Jõudsime kohale. Aga mis me räägime siit? Alustame siin Neil Magny versus Jake Matthews. Neil Magny võitis siis 3. raundi Darcy'ga. See on päris hea ja siis jokis Matthewsi välja.
et Jake Matthews ei ole mingi mega kehva run'i peal. Ta viib just nägi mingit head pilti, et ta ei ole, iga kord ta on antud keegi vähegi nimekam, ta on väristanud jala ära ja pole võitu saanud. Ma kuidagi ise vaatasin ka, Magni oli mingi 4. koega, tõmbas kohe kahtlema, et kuidas nagu nii suur vahe on. Okei, koduriigis on ju, fightib. Magni samas tuli ka mingi võidu pealt jälle. Tegelikult Matthews on 3 võitu ära, see pilt, mis Magni või Reels oli küll mingi, tal on mega halva ranni. Ei, tal ongi see, et kui ta on läinud nagu tasemega ränkitud mingi venna vastu, siis ta saab ära. Siis ta jälle tuleb jälle võidab paar tükki ja siis saab jälle ära. Kellele kaotas viimati siis? Matthews kaotas viimati Michael Moralesele, pani 3 võitu järjest ja siis nüüd sai Magni jälle kaotas. Ongi niimoodi, et ta võitis 3, siis sai Sean Brady kaotas, võitis 1, kaotas, võitis 1, kaotas, võitis 3, kaotas, aga kõik kaotas nimekate vastastele nagu. Ja. Nii et jah, siis oli meil Jimmy Crute versus Ivan Erslan esimese raundi rear naked choke. See oli väga haige, nagu kisub ära. Nagu tõmbab lihtsalt pea otsast. Toore jõuga. Lihtsalt. Crute on väga hea. Crute on hea, jah. Eetne siuke... Oi, põlle taksid. Need on alati nii sketsid, need kõrdi backflipid. Eetne Osi Bogan, Outbacki vend mulletiga tuleb peale sinna, tõuseldab lihtsalt. On jah. Ja siis peavaisis Carlos Ulberg võitis Dominic Reyest esimese raundi KO-ga. See löödi laiali täiesti. Nagu ikka Reyes. Ulberg on hea ranni peal, peaks saama tiitlimatši. Ulberg on ainukene, kes ei ole seal top 5 veel fightinud tiitli peale minu meelest. Ta peaks 100% saama. Ja ma arvan, et saab. Peab ja saama. See event oli meil esimene Epic Share, mida jagasime stories, oli meil Stirling, Crute ja Ulberg oligi 3. kombo ja see oli lokk. Come on! Meil on vaja seda soundboardi varsti sättida siia, meil on standing ovation nuppu ikkagi vahepeal panna. Teeme nii peab andma siis sulle sinna, saad sealt vajutada. Ma räägingi. Ja siia see väike 6. iPad mingi, kus on see programm ja siit saad võtta juba otsid. Ta võivad selle löögimasin toimima. Üks tehnoloogiline advancement korraga. Jah, täpselt. Siis 3. Meil on valgus vähemalt. Veel on jah. Siis 3. oktoober. Ma hakkasin kartma, mis kuu enam on. 3. oktoober. Toimus One Fight Like 36. Ja räägime Aung Lang Sang võitis Sebastian Kadestami 2. raundi TKO-ga ja see oli Aung Lang Sangi viimane fight. Nii et lahkus bängiga siis. Kõva legend ta on. Endine champion. Ei midagi. Ei ole. Oligi nii aeglane. Ja vana 0,5-ga läks võt. Ja oli viimane fight. Karjäär maha, endine champion. Nüüd on Killcliffis päris palju võtnud endal treeneri rolli, et treenib järgmiseid fighters päris palju, aitab klubis väga palju, nii et selles mõttes väga äge. Ja peamatšis Jonathan Dibella võitis Branchaid, siis kohtunik ühes otsusega, see oli meeste teine kohtunik, rääksime ka. Dibella oli interim champ ja Branchaid siis champ ja nii ta läks. See oli väga ilus fight. Dibella on selline hea snaiperna, väga hästi, väga tere. Just see mulle väga meeldib, et seal ei ole kõik löögid täiega löödud, aga kui ta läheb nagu aktsendiga lööma, siis see on poweriga. Ja ehitab, vaata. Ja ilus. Ja ma arvan, see on ka üks võti, kuidas saab taikate vastu fightida, et sa pead nagu rütmi ära lõhkuma neil nagu. Ma arvan, et tempo muutus on kõige raskem asi fightballis üldse. Et ongi, et sa mängid, lööd mõned tera, mõned kergemad, siis täiega jälle mängid. No, et see tempo muutus on ikka väga, aga ilus esitus. Väga ilus nagu tavaboksi stiil endal, aga samas siis tuleb järsku tuleb jõhker kikka. Ta ongi, ta on üldse huvitav, äge vana, elabki nagu mingi siukest nagu... Meenutab veits Andy Sauerit seal Prime'is nagu just see boksi stiil nagu Ta teebki väga palju, teeb boksi ka, ongi kätele väga ja on mingi boksipaitaid varasemalt väga äge stiil. Ja siis 3. oktoober toimus ka PFL Champions Series 2 ja esimene fight, mis räägime, Sergio Pettis võitis Magomedovit 2. raundi spinning elpsiga, no epic. Vaatasin fightiga, see oli super necessary. See oli nagu Allani see vastane praegu. Mega hea elps, sealt. Siin löödi täiesti risti. Ja nüüd Nae Kirstu. Boom.
see peaks juba... One for good measure. Jah, super necessary. Super necessary. Kohtunik muidugi siin peaks juba politsei sekkuma. Kohtunik läks üldse kaugemale sellest. Ta tahtis midagi teha, ta ei tahtnud ka ehmatas nii ise ära. Mingi miim oli ka, et mingi KO-d mingi kuradi fighter already saab mingi 3. pauku Herb-Tiin. Kas on aeg lõpetada? Teises... Ma panin selle meie story'sse ka, vaata. What are you waiting for? One more. Make sure he dead, no. Ja peamatšis siis väga hull rematch, aga Usman Nurmagomedov võitis jälle Paul Hughes siis kohtuniku ühelse otsusega ja nagu ongi mees ja teine kohtumine. Esimene oli juba selline, et minu pärast Hughes võitis ja teine täpselt samamoodi. Mehel on 10 raundi on vasistanud ja ikka veel ei ole on nagu selget võitjat. Nagu. Ikka veel on mingi osa inimesi arvab, et Hughes, mingi asi Usman ja väga haige see, et kõik kohtuga andsid seal mingi, ma ei tea, 49, üks andis 50-45. See ei ole võimalik, mitte mingil scorecardi, väga paljud. Ja see AI... Seda kui announciti võitjad, see Hughes oli ka see, mis asja, oli nagu, et 50, mis asja. Et kaotuseks, vaata, 50-45. See oli sama kohtunik, kes sul Ertsikule 30-27. Aga ja muidugi on ju, teist korda fightid juba Dubais. See natuke nagu... sketši ja mis veel oligi, et PFL kasutab ka nagu AI kohtuniku ja see andis Usmanile võidu 3-2 rondega. Nii et... See on fair nagu selles mõttes. Päris kurb, aga selles mõttes päris huvitav see, et Usman ja Paul Hughes mõlemad on sellises vanuses ja karjääris, kus tegelikult kindla peal lähevad UFC-s ühel hetkel. Usman ei läinud pikalt sellepärast, et Islam oli enne seda oli Khabib. Nüüd on Islam läinud welterweighti ja ma arvan ühel hetkel Usman ja Paul Hughes kindla peal liivad UFC-s edasi. Nad on nii suured superstaridest nagu. Welterweight. Ei pole mitte midagi teha seal PFL-is, kui on omavahel fighti. Aga 4. oktoober toimus meil UFC 320. Esimene fight Joe Pfeiffer versus Abus Magomedov. Pfeiffer võitis teise raundi RNC-ga. Tahad käitusega? Renne Joe. Essas raundis Magomedov oli väga hea. Oli väga hea, väga hea. Väga hea tõesti. Polekski uskunud, et Pfeiffer nagu maas niimoodi üle on. Usku jah. Ma olen tundnud pigem hea heavy hands ja... Korralik leg lock. Aga Pfeiffer läheb oma haibiga edasi. Läheb edasi haibiga. Ilusti bodirangel peal. Mul nagu tekkis täiega respekti sellest fightist. Muidu ma olin nagu näinud, et ta on hea paugutaja, aga mul ei olnud nagu seda haipi nagu muidu sellel MMA kommuunil on. Aga nüüd ma nagu täitsa usun. Abus on ka veitsik üles alla käinud. Ja seal head, algus tuli oli hea flow, on jälle ära kadunud veitsik, kui väga palju üles alla käib. Seal keha seoti ikka täitsa ära. No ilus bodirangel ja jalgal, tema jalgal kinni ka. Palju nüüd tänapäeval nagu Rare Nakedis ei mindagi üldse vibusse enam. Ongi see bodytriangeliga pressid ainult peale lihtsalt. On jah. Ja siis... Messi, Golasso! Yusuf Salal võitis Josh Emmetit esimese raundis armbaariga ja nii hea armbaar, et oli verbal täpp, sest et Emmet ei pannud käsi millega täppida isegi enam. Ta oli nii lokis seal. Aga Emmet tegi ise vea, nüüd ta astus ise sammu ja astus sisse täielikult sinna, laks, nüüd. See oli see viga, mida tegi nagu. Enne tal suht okei, ta Salal oli nii tehniline, et ta suunaski juba surus, tal ei olnudki tasakaal juba läks ilmselt sinna. No see oli üllatav, et Salal nii rutu viis maha Emmeti, see üllatas mind. Sal, hype train läheb edasi. See vend võibolla teeb siin... Ma arvan, et 1-2 fighti tiitla kindla peale. Kui featherweight on nii stacked praegu, aga 1-2 fighti kindlalt. Väga äge tehniline. Siis... Legend Jiri võitis Khalil Roundtree't 3. raundi KO-ga. No ma ei saa aru. Selleks aruks, kui Jiri sai aru, tuleb käed kaitspanna ennast kaitsta, siis oli 2 raundi läbi. Siin on juba 3. raund, aga räägime sellest, esimesed 2 raundi Prošaka tahtis tühja hüppega alati overendi pihta saada. Ma ei tea, kõiki asju tegi. Oligi kõige akvardim mingid hüppega löögid ja mingid, ma ei tea, tantsimised ja eest ära tulemist ja siis 3. raund lihtsalt. Ja laibaks. Kahju Khalilist, kahju. Väga kahju. Ta oli nii hea. Aga kuulsid kui 3. raund hakkas, et umbes, et pane tähele, ta tuleb nüüd peale sulle, pane tähele, ole valmis selleks. Jiri pani lihtsalt täiesti teise käigu, nagu oli kuulda. Mulle meeldis see, et Jiri ütles ise pressikale, et väitse kreisi, aga ma sain aru, kui panete käed kaitses, siis töötab on ju. See on ebareaalist nagu, ma ei saanud aru. See on enne täiesti nagu müstika vanadest nagu ebareaalist. See gas tank on light heavyweighti kohta väga jõhker, ta ju vaata Cloveri vastu ka kunagi ikkagi ta sellega nagu, see oli räme armine on ja lõpp oligi see, et ta üldsegi
submittis Cloveri ära sellepärast, et tal oli lihtsalt võhma nii palju rohkem. Aga jälle seal mingi Jiiri jälle seisis seal, vaatas see Pereira fighti ja tuumes nagu, teeme uuesti, kas teete nalja või? Nagu 3. kord ka või? Mida me lööme seda Jiirit nokki 3 korda? Las ta olla. Et andke see Ulbergile või kellegi seal teisele, et läheme vasta division liigub edasi, kuigi ma pigem arvan, et tuleb interim title fight. Ma arvan, Jiiri versus Ulberg tuleb interimi peale, sellepärast, et Pereira on jalg puruks ja Pereira sihib järgmise aasta White House'i. Ja heavyweighti. Aga ta ei saa elu sees. Aga räägime pea main eventist, räägime. Aga Merab Valishvili võitis Koori. Ta ise öelda või? No, Sandhagen. Kolme kommentaatorid suutsid jälle briljandi. Kohtunika siis ühehäälse otsusega Merab võitis. Merab tegi Merabi. Aga kuigi Koori oli tubli, aga Merab on ikkagi Merab, see on crazy. See oli see teine round siis. Merabil oli 5. kohe, et ära lõpetab. Ma pärast nagu Omelli ära väänamisse oleks võinud natuke madalam olla. Aga no siin oli ikka väga lähedal. Sandhagen oli ikka väga hädas või väga hädas ikka. Aga mis oli? Kuidas nagu Merab, ongi enne nüüd seda fighti tuli ju päris palju igast jälle postitusi ja mismoodi vend teeb trenni, ei mingit heart rate monitori, ei mingit stretchingut, tuleb kohale külmalt kohe matile nagu full kuradi, kuidas ma ütlen, vene aeg vaata nii-öelda treeningmeetod, täiesti vanakoolikas, full tõrs. Liiduaegne. Omelli ütles selle peale podcastis selle fighti peale nüüd, et ta ei näe pikka aega, et keegi ära võtab. Ja Omelli ütles ka selle peale, et ime pole, et nii palju neid takedown oli selle vist mingi 18 või isegi üle selle, et ma ei tõusnud püsti ta vastu. Sa ei saa teha, kui ma tõusen püsti. Aga siis Merab tegi uue rekordi, et most takedowns, aga sealt selja tagant jalgadesse see kupp kuld ju ja vend on terve kontrolli all. Sandhagen saab püsti, jälle läheb uuesti. Enam Merab on ikka selles mõttes, aga mis Koori seal tuli ka nurgalt, oli öeldi, et ära tagane, vaid kui tuleb edasi, võtta ta löökidega vastu ja see hakkas natuke muutma seda natukene. Mulle enda tundus natuke, et Merab oli 5. hakkas kergelt väsima, kergelt. Oli mingi väsimusmärkegi, parem oli märkegi näha, mingid märkegi näha, et Koori ikkagi oli sitke ja ei olnud nagu halb esitus, aga ongi see Merabi tempo oli seda nii räige, et keegi peab suutma ta lihtsalt nagu ära väsitada või ära lööma. Sa pead ta lööma esimese raundis nokki või kuidagi ära väsitama, aga kuidas väsitada, kui ta ei väsi? See on nii crazy. Sa hakkad sealt, ütleme, põlvega seda kõhtu sihtima, mis nagu tugevaid lööke, sul võetakse kohe maha sind. Tead, kes tabas teda või see? Hendrik Udo. Ja, overhandiga tõmbas klõks. Aga ja siis ta tassis Hendrit ühes puuras. Rääks teinaga juttu selle. Vahet seal on. See näitab, see üks auk on olemas. Sellest ma esimene matš Omelli peale ka panusin, et äkki ikka klõpsab ära. Sest tal on see nagu accuracy hea. If you are what you say you are, no. Nagu ta sellele Sterlingule pani sama step back ja pumm, vaata üle käe nagu. Et Merab nende sisse lendab. Hea koht. Igal juhul. Merab, still champ äge. Ja peamatšis Alex Shama Pereira võitis Magomed Ankalaev esimese raundi TKO. Ja siit kord siis taaskord meie väike eripanus, mis me siis koos välja mõtlesime. Landis jälle. Kõigepealt oli vaja Entretsil vibu teha ja siis oli vaja nokki lüüa. Ja no löödi. Künanukkidega. KO TKO sobib, jah? Mulle hommikul kirjutati selle peale ka, et kuule, kas vibu tegi ikka või? Et lõi nokki vaata, aga ongi mured, et kas ta vibu ikka tegi või? Vibu tegi, see oligi, kui fight hakkas, ma kohe kirjutasin chati ka, vibu on olemas. Ja see oleks võid 3. olla. Et kui võidab, teeb emote'i, vaata. Kümnene kohe. Mulle veel seda tagasi ütles. Shama. Sest et Ankalaev ütles, et no Shama. No Shama anymore. Angine, mis ei ole? Ei no, selle mõttes pull, aga selle Ankalaevi siuke heit, mis ta sai ka lõpus veits, oli väga palju tehtud tema enda selle manageeri Ali poolt, kus ta mölises teed nii palju seal Pereira tiimiga värk jäeti mulje nagu Ankalaev hullult mölises, aga see siuke peale pressitud läks siuke oma haibiga kaasa veits, et hea meel, et Pereira tagasi oli kohe näha esimeses sekundis. Kohe läks straight forward. Keegi käib nokki kindla peale, pole küsimus ka, et keegi ei käi nokki. Ta läks siukses survega peale. Galopiga sisse kohe stance 1-2, kohe kehtestas. See oli nagu see Pereira, keda ma tahtsin. Kui parem overhand tabas, siis ma olin juba kindel, et siit nagu... See tabas ära, väike viivitus, shootis. Ta juba nii hädas oli omadega, et mega. Aga noh, jällegi olid jutud, et Ankalaev oli seal katkise ribiga 3 nädalat enne. Nobody cares. Kõik värgid. You want kebab, you can have. Nobody cares, of course. Aga
Payday oli ka mingi 2,5 milli tal. No, selles mõttes nagu no matter what sa lähed ilma selle ribiga. 2,5 milli, aga nagu ref õla peal läks ikka kui on. Ja see on lihtne öelda alati, et kõik on vigased alati. Kõigil on mingid hädad. Pereira samamoodi eelmord oli kindlasti midagi viga. Ta ei rääkinud samamoodi. See ongi kõigil on propis flashbackid, et tire shopi tagasi ja peab tinapaami seal vendakas. Kohe nokist, unustage ära, lähme edasi. Šaama! Ei kõva. Pärast ju Pereira tiim, vaata, kui Ankalajevi tiim läks ära, kõik oli šaama. Äge. Äge, story on äge. Äge oleks näha Pereirat heavyweight'is. See, et ta ütles, et tal on see kaal nagu keeruline ka juba, et ta ikkagi peab korralikult punnitama, kuigi Aspinal ja vaata Kein on nüüd tulemas, Aspinal ei oleks üldse hea vastane Pereiral. Kurat jah, kuigi nagu jah, ei, ükski Kein ka selles mõttes, et jah, pigem nagu Siril on siuke nagu, et võiks Aspinal on see, et tegelikult nagu me oleme tegelikult näinud ta väga vähe. Me oleme näinud väga kiiret lõpetusi. Kas ta ütleb, ta shootib Pereirale kohe sisse seal, Pereira läheb seal esimene round ellu, teine algab jälle püsti, et see ei ole nagu, ma ei tea. Ma arvan, mina usun, et Pereira suudab ikka ära kaitsta. Aspinal ütles, et ta jookseb ennast vigaseks nagu Pereira ja, ta teeb rugby style'i takedowni, kohe jookseb sisse pea ees. Tal on see päris hea tegelikult see all. On, aga no jah, Pereira... Jah. Klepid. Hamza tahtis ka ampsu saada, et ai teeme open glass. Hamza saada, jah. Aga mina Pereira võiks saada selle võimalusest, ta on nii palju teinud, ta on nii palju fight, nii palju kaitsnud tiid, alati uued selle vastu tulnud. Täpselt ongi kogu seda organisatsiooni ikkagi mässinud. See, et Ankalajev kaotas, see oli ju ka, tal oli jõhker rand, mingid vigastused asjad, ütles, et ta ei olnud korralikult ära nagu ravinud enda asju. Pluss siis see, et tal oligi see mingi hype train peal, ta käis, ma ei tea, kõikidel spordi-eventidel. Keegi ütles, et ma käin kõikidel fight spordi üritusel põhimõtteliselt, mis toimuvad. Ja Pereira oli igal ühel kohal. Tegi oma tšaamad seal. Eks palju ta trenni korralikult tegi. Kõik see reis, väsitab, kõik see feib, märgis äris. Nüüd on tagasi. Aga nüüd oli näha, et see hunger. Oli oma seal Connecticutis ja laama endast trenni Texeiras ja oli korras. Tõmbas Brasiiliast TMT-d veitsi. Rios oli ka kohal nüüd see nädavahetus. Muidugi. Olivera ütles, et andke Riosse mingi suur event, et ma olen main event ja Pereira on kogu main. Ei öelnud. Ütles küll, et ma olen suurem nimi. Ma nägin mingit asja. Loll on. Tal on ainuke võib-olla see, et ta on Riost pärit. Keda? Who cares? Nobody cares. You want kebab, you can have. No one cares. Aga 11. oktoober toimus Glory 104. Perjan Beposhi võitis Aitor Ibanest kohtulik ühelse otsusega. Oli siis last featherweight standingu see mingi asi. Lahing. Beposhi tegi väga hea nagu survestamine, väga hea pressure nagu meeletu. Ta on nüüd üldse Ibanesele ruumi hingata, pidevalt kombod, värgid, mega hea esitus Beposhi poolt. See läheb copyrighti ka meil kohe. Jaa, läheb nagu nii. Aga... Et kui te ei näe seda, mida me näitame, siis lihtsalt teate. See võib olla, sest see oli veel see superfight, mis oli YouTube'is tasuta. Seda võib vaatame. Aga jaa, kui Beposhi on nagu tema ise, ei lähe hulluks, ei hakka kaklema, siis ta on mega hea. Kui ta kontrollib enda emotsioone asju, siis ta on väga hea pidev töö. Nad küpsemaks või? Et ta oli ennem vaata. See uus tiim, see uus ta on väga hästi teda kasvatanud, et väga hea. Siis Miguel... võib-olla natuke. Siis lähebki natuke nagu... Miguel Trindade võitis Halil Kutkushut. Kolmand raundis kohtulik ühes otsusega. Nice timing of the knee. Mega hea põlv oli see. Üleüldse Miguel mega terav fight, crazy hea. Jah, kui sa võtadki näiteks selle Betsi fightiga, siis sa nägid, et siin ta ei kartnud mitte midagi. Ja siin jälle põlv. Betsiga nagu ta oli see natuke see ikkagi... Tiitli ma ütlesin, see haip kõik vaata. Nüüd on viimased 10 sekki ka siis. Kui küsitakse, kas pikad kombod töötavad, mis teete, toimivad küll, kui lüüa niimoodi. No vaatame seda iludust, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sa ei jõua nii kiiresti lugeda, kui see vend lööb, Nii. Huk. Ebareaalne. Pane uuesti, see on nii ilus. Ma see nii palju vaadanud juba, aga pane uuesti. Loe nüüd. Ma ei viitsi. See on nii healist reis. Maksa käib lihtsalt 3 tükki käis vahepeal. Ja veel alla. Üks veel, jah. Aga
sul ei ole aega counteriteks, siis sa pead kaitsma. Tuleb jääda Halilile tubli mees, võttis päev enne fighti vastu, Miguel siis ei saanud kaalu, featherweighti limiiti, oli kilo üle, ei tea, mis ta tegi. Aga loodetavasti saab oma selle last featherweight standingu turniiri matšiga kätte selle Bobo Socca vastu, äge fight, Bobo Socca on väga tugev veteran fighter juba, nii et oleks põnev. Just enne saadet helistasin talle. Tõenäoliselt lähen siis Spaini kämpi tema gymmi ja ütlesin ka talle, et congratulations, äge fight ja korralik. Et I love the last 10 seconds. Thank you. See on äge. Ja palus teid kõiki tervitada. Come on, Shama. Tervitused Miguelile. Shama. Et jaa, lähme edasi. Aga Levi Richters võitis siis oma poolfinaalis Nasipovi. Fight muidu suhteliselt võrdne, aga no see põlv normaalselt korisema, panuvõtskar, see on ilus ikka. Ilus ja tudu asendisse, käsi peal ja hops, väike puhkus. Kuina. Väga ilus põlv, väga ilus. Vaik Kruus ära. Vaik Kruus. Vai ka, jah. Ilus põlv. Ja siis Sofjan Laiduni võitis Nabil Kachabi lihtsalt ülekaaluka ühes otsusega. No kõik, mis ma olen kunagi Laiduni kohta halvasti öelnud, siis võtan sõnad tagasi. See on väga hea arengu teinud. Väga hea. Kõige parem ilalõug. Kõige parem ilalõug kindlalt. Esiteks ta on üliaktiivne. Ta on räigelt muutunud. Ta on nagu nii hästi liigub, vastab ja nagu selline võhm ja nagu lühikesed löögid. Ma jätkasin striiki ka muidugi, et panin Kachabi peale, et Laiduniga kõik ühtepidi või teistpidi vahet üle. Pilet läheb nagu nii pekki, et kui keegi tahab võita raha, siis pange, kui ma panen Laiduni peale või tema vastase peale, siis pange vastupidine. Aga no Laiduni tõesti, mega hea. Kas saab ka nagu nüüd hakkab vaikselt see fenomen? Ta hakkas kikke lööma see fight. Aga nagu see lõpuks sa survestad, no nii, Laiduni on nii tark. Essa raundi võts. Tuleb peale, nopib, hoiab, nopib ja on kõik. Ja Kashab lihtsalt jookseb talle peale, mitte midagi muud ei tee. Nii tulebki tema vastu. Hoiab lihtsalt on kõik. Ilus, no midagi see spinning on nii ja aga 3 raundi nii, aga punkt oli ikka ja siis läheme edasi siis. Milos Svetitsanin võitis Alin Nechitat ühes otsusega ja see spinning oli siis siuke highlight seal fightis. Muidu Milos tegi väga ilusat fighti. Ka minu arust väga nagu hea level upi teinud üldse siin viimase aastaga. Tal oli neid close kaotuseid ka mitu tükki seal vahepeal. Oli Moori Kromaga ägeda stiiliga, kõva paugutaja, tuhiga laamendab. Siis Rade Opatšis võitis Mike Keenat ka ühelse otsusega. Finaalid. Siin ühe hea kalpkiki lõi ära. Hakkate lugema korra Mike Keenale. Serblased seal finaalis olid üldse oma vahel, ma ei tea, midagi ei teinud väga. See on siuke. Opatšis muidu ju vaatan siuke distantsi fighter rohkem. Ja selle võitis ära. Ja koos olid kogu aeg. Läheme edasi, enne kui jõuan finaali juurde. Läheme edasi siis Sergei Braun võitis Ilyas Hamuchi disqualificationiga teises raundis. See on ikka katastroof. Clown of the year. Pane uuesti see. Vaadake nüüd sõbrad. Kas see on 8 count? Jaa. On. Jaa, sest see läks läbi. See tuigud ka veel ju. Ja nüüd ta lihtsalt ei ole nõus, et kohtunik hakkas lugema ja läheb täiesti lokoks ära. Haige on see Glory puhul see, et kus on uudised? Miks pole öelnud, et Hamushi seda käitumist hakatakse uurima? Raffina. Ei, et ta peaks saama bänni. Kui võtame selle, et Arek Vroseku Poola fännid läksid kaklema Murokkidega, kui ta fights Pader Haariga. Arek vidati Gloorist välja. Pader ei saanud mitte mingit karistust. Nagu Arek Vrosek ikka veel karjub seal, vaata. Ja nüüd ka. See on nagu selge rünnak kohtuniku suunas. Ta peaks saama 100% bänni. Ja nagu ma kommentaare lugesin nendel samadel reelsidel hästi, siis seal öeldi ka, et nagu kikki. Aga see vend ei saa kunagi kaalu. Ta alati on mingi häda, ta tüüstab fighte üli palju ja mitu on Kaaril tüüstab fighte, ei jõua kohale. Tuleb kohale, teeb siukest huumorit. Eimart fight, siis ta ju lõi ühe viskas ka oma hambakaitsmed välja. Jah, täitsa nagu täie kloun lihtsalt nagu. Probleemne härran. Kuradi, siin on näha selgelt. Üks suurim. Vaata nüüd, täpselt kannaga pihta laks. Ja pikali. See leike on. Most liked kommentaar oli see, et too much steroids. Või mingid that what steroids will do. Jaa, on. No käib ilusti kõrva taha see kand ja lööb tasakaalust välja.
see Brown ka seis sihukest näoga, nagu mida sa teed nagu fighti. Siis kui sinna kokku läksid korra nagu, siis Brown oli lihtsalt nagu küssarites. See koht oligi nüüd tulivad. Mis asja vaat? Täis huumor. Igatahes, jah. Müts maha. Ja siis finaalis. Mulle meeldis, kuidas kohtunik jäi ka veel rahulikuks. Nagu. Tegi oma tööd ilusti, rahu, ma loen, minu otsus lõpuni välja ei olnud seal mingit toboivad, et hakkab nagu vastu ärplema. Tegi oma asja, et super töö. Ja, on tõesti. Ja finaalis siis Sofjan Laiduni võitis Levi Richtersit 1-4 mehe turniiri finaal. Ja 1-4 turniiri finaal. Siin on see knockdown, mis ta Levile lõi. Ilus sirge. Levi kuidagi oli nagu... Kuidagi off oli finaalis. Jah, off oli. Kas liiga tihe graafik tema, ta just fightis ka ju Jamaliga kohe uuesti kämpi. Tegelikult on päris tihe graafik, need paned siin mingi turniiri asju järjest juba põhjust ülejärgmine kuu on 8 turna. Päris seekord 4 turna, et päris tihe graafik, et Levi tundus veits off olevat. Aga nii, et Laiduni võitis turniiri. Ta on siis 8 turnal sees. Järgmine finaal, nagu korra juba rääkis, ja Milos Svetishanin võitis Rade Opasit ühelse otsusega. Kaks serblast omavahel, ma ei tea, natuke nagu hoiti tagasi. No sõbrad. Päris palju oli seal seda sükest lähi küünarnukid koos nagu... 70 prossa sparve. Jah, sükene nagu... Enne fighti natuke hoiti tagasi, et vigastada saaks. Mul on hea meel, et Milos võitis, ma ei tea, Milos mulle väga meeldib. Ja nüüd on see 8 turna, siis on 6 meest on olemas, 2 on puudu, wildcardid, nii et eks saab siis koha kas Levi, Jamal, Bahram või keegi selline, nii et eks ikka Glory see huumor on paras. Bahram ju tegi ka otsuse veel. Aga jah, siis lähemegi peamatši juurde. Tarik Kebabes on uus light heavyweight champion, võitis Bahrami. Kes fighti pole näinud, mingi vaadake. Hea fight. Crazy fight, crazy. Parim kommentaar oli see, et instant classic nagu. Venna ja sõpradega vaatasime ka, kes öeldi, et pole nii õhkrit kickboxi fighti kunagi näinud. No Bahramil oli saamist näha, et ta tuleb heavyweighist alla. Löögid ei ole nii tugevad, kui tunnel on nagu seedis väga hästi ikka Tariku löög. Tarik võttis lihtsalt need algus vastu SS roundis seal on ju. Käis on ju 8 roundis ära, aga pärast seda. Tal on käed üleval, aga nägu ei ole kaitstud. Lihtsalt ongi nagu niimoodi. Ja kõik, mis vähegi Tariki ju teame, on puhas volüümi fighter nagu. Täiesti. Aga noh, Kebabes on champ ja Bahram pani siis, nagu Hendri korra mainis, juba panis karjääri maha. Ütles, et kui kaotus juba Levile, mõttes ta aitab. Ja nüüd siis Tariki vastu see ühtepidi... Ta veits nagu vihjas sellele, et kohtunikud tegid talle 2 korda järjest liiga, et ta enam ei viitsi selles, ma ei tea, jamas olla. Ma ei tea, ma ei ütleks, et seekord talle liiga tehti. Ta võitis essas roundis ju, sai veel 8 coundi, juhtis 10-8, teise võttis Tarik tagasi, 3. võttis Tarik tagasi, 4. 5. roundi mindi võrdsete punktide. Ja 4. võttis Tarik ja 5. võttis Tarik. Ta võttis ainult Bahram, võttis ainult esimese ära. Kõik oli aus, keegi teinud talle liiga, aga ma arvan, tal on see, et esiteks, kas ta proovis niisama tähelepanu otsida või siis tal ongi juba nii hea elu, et ta ei olegi vaja fightida. Võib-olla ongi Türgis juba just siuke vend, et ei olegi vaja enam lihtsalt. Räige jälgijaskond on talle, aga samas ta on siukses vanuse, kus teed võiks, aga samas heavyweight sai nahad kätte. Nüüd light heavyweight sai nahad kätte, mis ta on middleweight. Middleweight on veel tehnilisem kaal, kui on light heavyweight. Ta ei võida Donovan vist kindlasti. Pigem natukene puhkeb ja Glory teeb siukse pakkumise, et sinna turnale veel tulla. Ja kindlasti, nagunii. On siuke fan favorite'last. Vot nii. Mori Kromachi see laiali löömine, mida me laivis vaatasime, võis olla nagu life changing vennal nagu. Fight oli juba käes. Põhimõtteliselt tegelikult ju võtta ära, ole nüüd normaalne vend, hakkab debiilsusi tegema ja lihtsalt kaotab ja nüüd on losing streagi peal 6 kaotus vist siis karjääris. Ja. 75-6 peaks olema nüüd rekord. Ja, 75-5 oli enne. Arajabzadeh. Et enne kui ta Glorisse tuli, oli tal vist ainult 1 kaotus. Yes. No ongi. Nüüd tal ongi Tarik, Mori, enne seda võitis Kashit, Brian Dowes, Stefanovski kaotas Levi, Tonegi Abenya võitis Maslot, Ibrahim Elbunit, Kevin Omari kaotas Levile. Ta on jah, viimasest vaitest ongi jah, 5 kaotust on Gloris. Ja KO protsent on vist mingi 85 või 90 tal. No näed. Korralik. Aga jah, nii et sellega on Glory ja siis järgmine päev, öösel toimus siis 11. oktoober. Brasiil. Rio. Ja esimene fight, Khan Offli võitis Ricardo Ramost esimese raundi rear naked choke'iga. Siin korra jalaluku oht. Khan Offli lahendas selle ära. Huvitav oli Rio evendi puhul, et päris palju brasiillasid maadeldi ära. Ja
kunagi oli jitsu oli nagu nii üle kõigist ja nüüd on nagu maailm on järgi tuldud. No see on seesama, et miks Inglismaa ei võida enam kunagi mitte midagi, et sealt ju väidetavalt jalgpall hakkas ja nüüd nad on, ma ei tea, mingi 60 aastat või ma ei tea, kaua pole mitte midagi võitnud. No nii sees. Püsti või? Püsti ja selle võtti ilusti. Siis Mario Pinto Backpackeriks ära. Siis Mario Pinto võitis Jonathan Dinisi. No siin oli Saab oli ülilähedalne. Väga, no see, kuidas ta üldse välja tuli sealt, no. Unreal. 2 korda oli, nüüd on veel siit veel teises asendis ka korra nagu seal juba tahtis täppida. Kummist käega. Täiesti vaatsa kätt, no õldtaur pidi, no. Mul oli noki peal, mul oli vaata, ei patsutagi või oba vaata. Ja unreal. Aga jah, siis Mario Pinto võidab teise raundi TKO-ga. Siin kuidagi Deniis pidas vastu. Kaasuga halb olukord, sa veel mounted triangle on võimalus. Matsu ka veel. Elps väike näkku. Sorroks või selleks Harry Potteriks ära kohe ühe pauguga. Harry Potter. Aga jah, see on teine Brasiilian järjest, kes siis ära maadeldi täiesti. Aga no Deniis minu arust ei ole kunagi midagi väga erilist olnud ja Pinto tuleb, nüüd on siis 11-0, noor poiss, 27-aastane Inglismaal treenib väga kõva tasemega heavyweight juures. 3 võitu nüüd koos Dana White'iga, siis 2 UFC-s ja 1 Dana White, nii et kõva rekord. Hakkab rankingusse saama vaikselt. Pole varsti küll, noor mees. Ei, siit sai kindlasti juba ranki, ma arvan. Ja siin tuleb ka lõpetus nüüd ongi. Umbes nagu Raiul peaaegu, noh. Jah. Oralikult lasti. Siis late notice mees Joel Alvarez võitis Vicente Luque ühe otsusega ja kas Tanel tahab selle matši ise võtta siis? No võtame nii lahtis, et Alvarez tabas vasaku haagiga, väga ilusa lühikese haagiga, kus tabas siis pöidla selle nukiga täpselt kondiga silma Luke'i ja Luke siis arvas, et on eyepoke ja hakkas maas aelama. Kohtunik korra lõpetas ära fighti ja siis hakkas vaatama, ikkagi, et pani timestopi, kutsus arsti, oli ise ka segaduses. Fight läks edasi, Alvarez domineeris edasi, seal mitu korda oleks peaaegu laiali lööndel ja võtab kohtunike otsusega siis võidu. Endal oli knockouti peal, ainuke asi, mis 6. parleis pekki läks siis ühesõnaga 51K oli laual, kui kohtunik oleks oma töö ilusti ära teinud, aga ja selline see gamblingu game on ja on ka see, et väga lucky oli näiteks ka see, et Pinto sealt eelmises fightis Saabi ei saanud, et lõpetas hoopis KO-ga lõpuks või TKO-ga enne, seal oleks võinud olla Saab ja oleks teistpidi jälle. Sul oli ka see Figueiredo ju see decision, see oli ka mingi 6 kohe, vaata. Ja 5,5, aga 75 eurist 51K oli õhus ja see oli ainuke, mis läks pekki. Ja, nii on. See on nüüd teine. Oli olemas. Standing ovation. Üli hea saavutus. Pange põlemana. Nüüd on siis teine suur parle, mis on ühega läinud, et üks kohe alguses, kui hakkasin neid share'ima, siis oli 10, oli 100K ja järgmine päev vaatan, mida pekki ühega on läinud, vaata. See oli mingi 8 ja siis nüüd on teine, aga nüüd oli valusam just selles mõttes, et põhimõtteliselt kui kohtunik oleks teinud oma tööd ja selle fighti ära lõpetanud, sest Luke oli, arvas, et on eyepoke, aga tegelikult sai ju haaki, vaata. Aga kas jõusi olukorras? Sa vaatasid seda olukorda või? Ja. Oli haak muidugi. See kõik ta ei olnud ju nagu. Kõik kommentaatorid ei oligi. Läkski selle kohaga, ta arvas, et oli eyepoke, teed läks pihta. Oligi teed kõik, kohes kommenteerisid nagu kommentaatorid siis fightil ka. Ütles kõik, et läbi peaks olema. Juba tegi seda ka, vaata. Ja ma ei saagi aru, kas jõusi olukorras ei peaks tooma nagu siis kordust mängu. Ja mul õnneks oli nagu varri peale. See oli ja siis need ülejäänud fightid seal vaatasin, tulid ära, ma teadsin, et parle on juba pekkis, vaata, ja siis ma läksin pärast arvutisse, vaatasin muidugi ilusti event ja plussi kõik hästi, ja siis vaatasid, et see oli ka ainuke asi, mis sealt nagu pekki, siis oli nagu valus nagu täiesti siuke. Aga no Joel Alvarez väga hea fighter. On siin veits unlucky mingite fightide asjade saamisega, aga no rets. Ja läks welterweighti üles, mis võib-olla ongi hea talle. Ta on suht suur lightweight ja on jurakas. Väga ägeda striking tehnikaga ja ta on maas ka üli hea. Ja, just. Siuke sarnane sinu stiilil on ta minu arust. Hästi siuksed teravad, jälgib ja siis järsku teravad tutsud siuked. Aga co-main event'is Davison Figueiredo võitis Montel Jacksonit. Figueiredo tuli underdogina sisse, kodus, kaitses home soili ja võttis ära siis. Ei saangi täpselt aru, miks Figueiredo üldse oligi underdog nagu. Veid jälle siuke lambi haip või mitte lambi haip, aga nagu
Figueredo selle kaotas Koorile, aga noh. Huvitav, et tuli splitti siis on, kuigi minu silmis Figueredo võitis esimesed 2 raundi ja 3. minnes ma olen jumala kindel, isegi kui ta raundi kaotab, siis ta on võitnud ja meil oli otsust ka vaja, sest meie Epic Share'is oli ju, et fight läheb otsusele, siis kumb võidab. Ja kes veel ei tea, siis 3-3 so far. Ja. Kui me oleme seda Epic Share'i tegema hakanud, nii et tasub kuulata meid. Me jää lolli juttu. Aga noh, üks kord me kaotame niikuinii. Üks kord me selle 50 tonnise parleiga pihti. Üks kord me võidame nii. Üks kord me võidame niikuinii, üks kord see tuleb ära, aga siis... Selle parlei juurde tagasi tulles on veel valus, et kui ma vaatan oma neid kopitud panusid, vaata. Jumala paljud mul ju Viikbeti grupis kopivad neid panusid. Seal oleks Kümsist oleks 690 oli kohe, Kümsist 6-7 tonni, 6900 euri. Seal oli vendasi, kes panid. Ja oli ka, kes võtsid Alvares välja muidugi, selles mõttes muudavad, et kahju nagu, et seal lõpuks oleks võib-olla mingi 100 kasumit seal pundi veerevad. Korraks. Aga ükskord see tuleb ära. Viikbeti suvepäevad. Sest et ega nii see käib. Jõulupidu oleks olnud jõhker. Jõulupidu kõigile kingid. Troikas lihtsalt viina ja pelmeen on. Troikas. Apu kapsast. Mõnus krooks pärast. Aga main event või? Main eventis siis Charles Oliveira Charles Dubronx oma kodu ja võitis ära Mateusz Kamroti 2. raundi rear naked choke'iga. Mis arvad, Michael? Arvasid, et Kamrot maadleb üle? Ma arvasin, Kamrot maadleb üle ja kui ma vaatasin esimene raund, kui lihtsalt Kamrot viis Charlesi maha ja kui ohtlik Charles oli maast, ma vaatasin küll, ui nagu. Et selles mõttes Charles oli seekord oma tšitšiga nagu mega agressiivne. Ta oli nagu nii kui maha läks, ta kohe ründas kõike, mis sai. Miks ta Topturo vastu siis niimoodi stand-upi läks tegema? Ta tahtis midagi tõestada selle, siis saigi matsu. Aga isegi Kamrot tabas teda väga hästi. Tal ei ole see striking kunagi. Aga siis ongi rõhu oma tugevust. Chandler on teda löönud ära seal nagu ennem ära Gatesiga, kõik on teda perseli löönud ennem. See ongi, tal on ka mingi see, et läheb sama asendava Topturole saada. Ja. Rets. Oliveira on alati olnud maas ka siuke hästi paindlik ja ülihea nagu selja pealt. Ja siis kui ma seda nagu analüüsin ja lõpuks seda panust tegin, muidugi mul oli Oliveira prill ees, et ta väänab ise ära hoopis äkki. Aga ainuke, kes ta nagu konkreetselt nagu siin eliidis on nagu ära väänanud, on Islam, aga Islam lõi ta ka persel enam ja siis väänas ära. Ja. Oota, kas nüüd see Oliveira saab mingi väikse nahutusega sellest, et üle puuri rõnis või? Kuule. Ma ei tea, kas Rios saab. Tal on hästi savi. See 10 tonni peaks olema missa. Aga ma arvan, et teda see veits hetk, kui ta ära lõi, oli ta oli äge. See veits meeldus sukast Jose Aldo jooksis puurist välja Brasiilias, jooksis rahvasekad väga äge nagu. Aldo sai ka jälle oma selle final walkout'i. Ma ei tea, palju ta neid saab teha. Ma ei tea, ja las teeb legend. Ja see Oliveira ütles, et teeb Favelas suure peo, tuli kõik peole. Ainult üksikud mehed saavad teha Favelas suured peod. Ja nii, et kuuli ei saa. Aldo ja Dubronx, aga Charles muutis oma nime, ta on Predator nüüd. Ta ei ole enam tulnud Charles Dubronx Oliveira. Ta on Predator nüüd, ta jahib. Aga enne kui lähme selle juurde, mis on tulemas, siis me unustasime ära rääkida, et oktoober 7 oli Dana White Contender Series ja üks fight, mida soovitan teil vaadata, me paneme äkki highlightid peale, on Luna Martinetti võitis Mark Vologdini kohtuniku otsusega, aga see oli Dana White Contender Seriesi ajaloo parim fight, seal on YouTube'is on mingi retsid vaatamised ja esimest korda meeste seas said mõlemad lepingu, nii kaotaja kui võitja. See on kõige parem fight, mida ma olen näinud Dana White'is, see on nagu ulme hea ja mõlemad mehed said esmakordselt 25 tonni boonust ka Dana White Contender Series, nii et väga rets fight. Mark Vologdin treenib Rootsis ja oli, kui ta läks Rootsi treenima, siis Hamzat ja Kuram Kutadalatse võtsid ta enne tiiva alla, andsid talle söögiraha ja ostsid ta seal mingi varustust ja värk, et mees saaks üldse hakkama, kui läks Rootsi, tal 700 eurot vist, maksis kohe mingi ööbimise trennid värgid ära ja oli ilma rahata. Korralik väike tükk. Korralik sitt. Üli teravate kätega siuke korralik laamendaja. Et see oli ikka väga jõhker fight, me paneme selle pärast siia mingid highlight värgid. Ja vaata, väga rets. leidsin selle postituses, ma ei tea, kas saan seda sinna panna. Charles Oliveira has called for the UFC to book a stadium show in Brazil headlined alongside Alex Pereira. You can put me as the main event. I am positive we can fill the stadium. I'm the biggest name in UFC today in Brazil. There's other great names. Äkki ta Brasiilias on populaarsem või? Maailmas on Pereira 100%. Okei, või kahtlen.
kahtlen, aga võib-olla. Selles Oliveral on mega suur poolehoid, aga ikkagi. Sest Oliveira treenib jätkuvalt Brasiilias. Pereira on USAs. Keegi ei pane mitte jampi peamatši. See ei ole reaalne. Aga selles võib-olla tõesti. Ta võib olla Brasiilias populaarsem. Ma arvan, mis Oliveira järgmine fight ongi, mis ta ise koolis ongi Maxiga BMF-i peale. Ja, see on äge, miks mitte? Legendid mõlemad. Max on ka siukses kohas karjääris, kus ma arvan, siukses fight teebki. Et aga. Pole enam palju jäänud siin, varsti on nagu see Simpsoni see, vaata mustvalgelt vaatasid ja siis nüüd on juba retired. Maxil, kui vaatad, mis ta nagu jagab ka sotsiaalmeedias, siis tal on aeg küll ennem kui see City liiga hulluks läheb. Teeb mingi häälid. Räägib mingi erikurdi jänesega, mingi mänguloomaga. Ja, päris hull, jah. Michael, ma vaatab seda, ma ei tea. Või peaks põikama rohkem. Head moment. Aga jah, sellega on, mis on siis olnud. Sportlastena teame, kui tähtis on oma keha eest hoolitseda, valides vaid parimaid ja kvaliteetsemaid tooteid. Remedi Balticu CBD kreemid on meie kindel valik enne ja pärast treeningut. Need soojendavad lihaseid enne pingutust ja pakuvad pärast treeningut jahutavat leevendust. Parim valik erinevate valude ja vigastuste korral. Meie kogemus kinnitab, Remedi tooted on kõige tõusamad. Avasta enda jaoks www.remedibaltic.eu. Pole valu, pole probleemi. Jätkame tulevast üritustega. Kakakaart on meil siin kirjas. Ma ei tea, mis see teed. Ei ole nii, võtame siis ette kohe tulevast üritusel 19. oktoober, ehk tulevad vahetus toimub UFC Fight Night Vancouver ja tegelikult on ju väga soliidne kaart. Ei, ma mõtlesin seda visuaali lihtsalt. Visuaali, ja. Kaart ise, Manon Fiorot, fightis just hiljuti tiitli peal, nüüd on Ayman Sahabi versus Vera. Väga hea fight. Miks ühed on mustvalget nagu? See on favoriidid, ootsene kaart. Davai. Siis Kevin Holland versus Mike Mallot. Vera on underdog Sahabi vastu. Jaa, Sahabi on mega hea ranni peal, just võitis hiljuti Aldot. Ja siis peamatšis Reinier de Rider versus Brendan Allen. Preliimises veel väga hea fight, Drew Dober alati pauhutab, Charles Jourdain versus Davey Grant, väga hea fight. Mis see veel on? Pereira tiimiga on Jusef Belgarui versus Bekojev. Belgarui on üks peamisi treeningpartnereid Pereiral. Aga peakaardilt Sahabiga on päris äge see, et just mul on üks video, kui nägin Instas, kus ta rääkis, et ta on 37-aastane ja ta on contender praegu. Et ütles, et ongi saa teevad jälle, kõik on võimalik, ma olen 37-aastane, ma olen nüüd alles contenderiks saanud, et umbes kõik ütlevad, et mu karjäär on umbes läbi, aga praegu MMA-s näete, kus Pereira, umbes tema on ju seal veel tõi mingid näited, kes kõik on teet oma vanus nagu late 30s, aga ikka nagu topis, et päris äge. Kuidagi on meeste prime liikunud edasi, jah. Kui see muidu oli mingi 32. Spordist ju vaatame, samamoodi Ronaldo on 40 ikka on prime. Ma arvan, et seda mõjutabki tänapäeval see teema ka, et nagu kõik see info, meditsiin, toitumine, toidulisandid, kõik see on nagu nii palju paremaks läinud. Aga Sahabi on väga retsi ranni peal, ta rekord on 13-2, 37 aastane saab novembris 38, ta on võitunud järjest praegu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ütleme nii, et siin saab parleid tehitada küll, ma isegi Maloti peale võib-olla paneks. Holland on ka siuke üles-allane. Mike Malot on ka väga... Malot juba underdog, siit saab juba koesse ehitada. No näed, aga me peame tegema nagu uue Epic Share'i ka või? Kindlasti teeme, aga vara on öelda. Millal see on? See laupäev. Okei. No praegu Mike Malot tuleb 2 võidu pealt, Trevin Giles ja Charles Ratki. Me saame postina ka lihtsalt teha selle. Ma paneksin Sahabi. Kindlasti. Sahabi, Frevola või kokku? Fiorot on ka huvitav. Manon Fiorot. Ja. No panemegi äkki. Paneme Malot. No ja peamatš muidugi. Reinier de Rider versus Brendan Allen pidi olema alguses Anthony Fernandez. Anthony Fernandez sai vigastada ja nüüd on siis Brendan Allen. De Rider ja Brendan Allen on samas tiimis. On või? Kilglifis treenivad koos. Okei. Siis oleks vaja mingit siseinfot, kuidas neil sparris läheb. Ma uurin. Insider trading käib veel. Aga jaa, see on väga kaart. Okei. Aga paneme Epic Share'i paika ja jagame teiega. Kuigi tegelikult ma ütlen see Charles Jourdain versus Davey Grant preliimisides tuleb kindlasti korralik pautamine. Davey Grant on Merabiga, on samas tiimis. Kohe tuleb selle kohta huvitav.
tavaliselt ju main kaardi kohta selles mõttes. Aga samas me panime ju, Tontšenko ka oli mingi Eestad fight. Lihtsalt kui sa tahad panna nagu ja kui sa tahad rohkem asju panna ja mingeid otsuseid nagu näiteks KO-ga või mingid asju, siis need tulevad päev-2 ennem. Tavaotsid on ikka olemas varem. No peame mõtlema, palju häid fight'e. Paneme midagi vingit kokku. Me lükkame story'sse, siis me korra arutame. Jah, aga liigume edasi siis. Äkki tuleb mingid uudiseid vahepeal. Just. 25. oktoober on siis UFC 321. 321. Ja no võimas kaart, alustame juba kas või prelimsidest. No ja Inoue, õde Inoue ei ole. Aga Delgado Wood on hea fight kindlasti. Ja Nathaniel Wood, väga hea fight. Siis Barnett on hispaanlane nüüd või? Ei ole. Ei tea, ei ole hispaanlane. Saltot paneb või mis see kohe on? Eri koef tegema. Kuule. Barnett teeb saltot. Võidab ja teeb saltot. No see Rebeshi versus Klein, väga hea fight. Aliskerov, mis ta on, Ibrahim või? Aliskerov? Ei ole. Ikram Aliskerov, väga hea. Rakic, Mursakanu. Mario Bautista, Nurmagomedov, Volkov, Almeida, Mackenzie Dern, Aspinall Gain. No alustame siis, teeme betid, alustame siis main cardist. Tanel. Raske, väga raske kohe. Rakic, Mursakano, oi kui raske. Ma paneks isegi võib-olla Mursakanovina. Niisugune scrappina, rüseldaja. Nurmagomedov kindlasti. Volkov mulle alati meeldinud, pikk ja ägeda stiiliga. Ja Andi Rooba vist on ikkagi liiga hea Terni jaoks. Ja Aspinall siis. Mis te ütlesid, Volkov või Almeida, kui ma ütlesid? Volkovi. Lihtsalt sellepärast, et stiil meeldib rohkem. Kui ma võib-olla panustama hakkan ja analüüsin, siis läheb võib-olla teistpidi. Andri? Pole ammu näinud Aspinalli, aga no haip on ju hea olnud. Väga, just. Ma arvan, et võiks äge fight tulla, et ei ole mingi kohe keegi saab pihta ja nagu tegi nagu läbi. Tahaks näha, mida Aspinall teeb, ongi mingi 3. round, 4. round. Jaa, täpselt sama. Fightiks kauem. Ma ütlen ausalt, neid naisi ma ei oskagi panna. Jandi Roobat võitlegu ma ka ei tea. Niimoodi. Jandi Rooba on maas, mõlemad on maas. Ma olen näinud ta mingit fightiga, ma ei ole ka nii. See tiitlimatš ju. Kelle tiitel siis? Jandi Rooba võttis ära ju selle Strawweight'i. Päriselt või? Kus ma nii maha maganud või? ChatGPT-lt küsid, mis sina arvad, kes võidavad, siis ta ütleb, Aspinall võidab tiitli või kaitseb tiitlit. Jandi Rooba võidab tiitli. Almeida võidab. See on vabaks tehtud tiitli. Jah, just, ma mõtlen sama. Ja ongi veikant. Jandi Rooba just kägistas kellegi ära. Aga... Jan. Alemos üle võit on tal. Hilli üle. Päris hea. Jandi Rooba on ta on kaudanud korra Mackenzie Dernile. 2020. Mis see Almeida rekord on? Ja millal fightis viimati? Teab keegi? Almeida rekord 22-3. Almeida fightis viimati 18. jaanuar, võitis Sergei Spivakit, enne seda võitis Aleksandr Romanovit. Ja Volkov? Volkov võitis viimati seda, kaotas Cyril Ganile 7. detsember, enne seda võitis Sergei Pavlovitš, enne seda Taidu vasat. Võitis täiesti laialine. Täiesti. Almeida on väga kõva siuke noki vend, aga Volkov on alati siis, kui siuke hea noki vend on, kuidagi oskab väga hästi neid nagu... Asamad Murkasanov on 16-0. No ma ütlen Almeida. 15-0. Volkovi karjäär muutus siis, kui ta selle Terry Krausi ära andis viimase 10 sekundiga või ma ei tea. Terry Kraus. Prime Terry Kraus. Lewis, oli see fight nagu kotis oli juba ja siis vend sai 10 ja oligi pesemane. Tead, mis ma Tanel arvan või? Ma arvan, Rakic võtab ära Asamati. Rakic tuleb, oota, mis asja? Vaatan valesti. Okei. Rakic tuleb 3 kaotuse pealt. Ma ei tea, aga see Mursakano on päris siuke vastik vastane. Ma määrtsin kuidagi valesti. Ma määrtsin seda, et Rakis tegi hea alguse Jiiri vastu. Ja siis andis ära. Ja sai lõuga ära täitsa lõpuks. Okei, siis seal... Ma ütlen sama siis. Tead, see Mursakano on siuke ebamugav vastane. Aga ma ütlen Mario Bautista lihtsalt põnevuse pärast. Ma arvan, et Bautista võib üllatuda. Nii tean. Ma loodan. Ma arvan, et Volkov ja
kurat, ma tahaks ka, nagu Henri ütles. Nurma tegi selle Kasahstani vennaga või? Paneme Umari versus Bautista fighti peale low kicki vahele. No paneme ikka söökin. No paneme low kicki. Sain purksi ära paneme low'ga üksteisele. No, meil on endist üks liha õhus või? Sinuga või? Teil on mingi 2 aastat liha õhus. Meil saab podcasti 2 aastat täis värsti. 2 aastat liha võlgu. Teed fighti ära, viin su sööma. Vinnutatus. Aga ma panen Bautista põlemuse pärast. Bautista on väga, Bautista viimane fight oli väga hea. Keda ta võttis? Mäletad või? Tegi väga hea fighti, üllatas kõvasti. Ta võitis Patchi Mixi. Patchi Mix on super sitt ka. Davai pursi peale. Davai pursi peale. Kei. Ja ma arvan, et Aspinal võtab ära. Sest et kui Cyril Gani maadas üle ka, Nassourdin Imavov maadas ka üle. Nii et poisid, noh. Jumal tuli vaid taga. Kajab. Ja, nii et Aspinal, nagu Hendri ütles, tahaks näha Aspinalit head esitust, tahaks näha ta nagu rohkem. Tahaks näha, et Kein paneb ta proovile rohkem, et ei ole, et jah, me näeksimegi tal seda, mis ta teeb 3. raund näiteks. Aspinal oli meeletu haip tagasi jälle mingi John Jonesi mitte fightimisega. Siis ta võitis seda Curtis Blades, ega suutsiga lambi fight. Et ma arvan, et Aspinal lihtsalt nii räiga haip, et tahaks tõesti näha, kas suudab selle haibiga hakkama saada ka ja nii palju jutustanud kogu aeg ka, et julm. Aga Kein on samas, teeb mingid filme ja tal maadluskaitse on täiesti nulli. Ma räägin, Nassourdin Imavov väga maadlust üle. Joostakse maha ja siis... Pigistatakse jalad kokku seal. See on mulle väga Aspinali meeldi. No ma ütlengi, et mina tahtsin öelda just, et mitte et Aspinal on mingi sitt, vaid lihtsalt ongi seda haipi on päris palju. Tahakski näha kui tõestamist on muidugi veel. Aga kui Aspinal nüüd ära võtab ja siis ongi Pereiraga mingi hull suur fight, see oleks ägene. See oleks äge tõesti. Aspinal versus Pereira või? Jah. Peale seda. Aga Pereirale oleks parem, kui oleks Pereira versus Cyril Gahn. Nojah, siis oleks striking. Aga igatahes jah, varsti näeme. Arvad, et tuleb alt ja saab kohe title shoti või? Muidugi, saaks 3 kaalu jambiks. Muidugi. Tehakse raudselt. Kindla peale tehakse. Teina praegu teeb... Ja muidugi, 100%. Ainult ma ei usu, et Pereira saab lihtsalt vaidlust sisse. Aga sama on ju see, et Jones ju ka ikkagi ütles nüüd jälle, et ta tahab midagi seal teha. Jonesile suri vend ka, no ei tea üldse, mida mõtleb enam. Mina Jonesi mingid ütlusi tõsiselt ei võtan. Mina usun John Jonesi alati. Mina usun John Jones on goat. Kui John Jones on tahet, tõmbaks Aspinal John Jones is the best. Let me tell you something. John Jones is the best fighter in the world. Put 2 people in the room. Who will walk out? John Jones will walk out every time. Okei. Davai, petid vahel, värgid, särgid, lähme edasi. Loog ikka nõus siis. John Jones oma naisega ühte tuppa pannaks, siis ta võidab tavaliselt. Alati, John Jones jood vaati välja. 1. november toimub siis ka järgmine Eesti Muay Thai liiga teine etapp ja 2. november toimub Eesti K1 liiga teine etapp. Ja seekord toimub Arigato. Tagasi Arigatos. Back where I belong. I never felt so strong. Vaat teile. Ja siis 15. november toimub The League 10, 8 meest, 80 kilo, 20 000. 80 kilo. Ma mõtlesin, et nagu et saavad 80 kilo. Kõigile 10. Lihtsalt sellest, et osaled. Aga võiks ju olla. Turral on siis praegu, turniir on täis, 8 meest on olemas. On või? Ja 8 meest olemas ju. Läheme, jõuame turniirile. Aga siia veel mingid asju. Igatahes, mis on palju tähtsam, on meie mees Henry Rohtla. Babyface. Võistleb WBC Muay Thai, Baltic Title, Muay Thai. Nii et... Top koju, ongi kõik. Jah. Walter White. Sa ei vastata, ei või öelda? Ma ei mäleta ta nime, sorry. Võin öelda Leedust. Mingi Vidika ja midagi sukest. Igatahes. Leedukas jäs. 65. 67 kilo. 66,7 on siis õige. On jah, see on kirjas isegi. On see VBC. Kuidas tunnet? Räägi siis, mis plaanid, mis möll? No ma olen põhimõtteliselt põhja ehitanud siin korralikult niimoodi, et viimased 4 nädalat ongi iga päev on trennid olnud samamoodi, aga kuna nagu töö on ikkagi trenni veel anda, siis sellest nädalast nüüd kõik cancelisse, full fookus endale. Ei, juba on, nagu eelmine nädal oli viimane.
ja just ma räägin enne salvestamist helistasin Miguelile, küsisin, et tahaks sinna kämpi tulla, millised on tingimused, millised on võimalused. Ta ütles you are welcome, nii et 5 nädalat. 5 nädalat aega. 5 nädalat on aega, jah. Ehk Kaua siis ongi, olla? ideaalis olekski niimoodi, et nüüd 1,5 nädalat oleks Eestis, siis läheks 8 nädalaks. Ja poolst nädalat Eestis. Tuleks tagasi, ongi täpselt mingi korra kodus ja hakkab kaaluma. Ongi põhimõtteliselt 2 nädalat Biden siis, jah. Et siis oleks nagu midagi sellist. Mõnus. Portugalis. Spain. Ta on portugalan, aga ta elab Madridi lähedal. Madrid, jah. Väike paista. Ta saatis mulle lennujaamad, mis on nagu lähimad. Madrid on kõige kaugem neis just, aga sinna kõige mugavam on nagu lennata sinna. Aga ta ütles, no worries, ma tulen sulle järgi, ma viin sulle lennujaama, ma aitan sul majutust leida ja trennid ja värgid, särgid. Ühesõnaga väga siiamaani väga nagu nice olnud. Eks me austisime päris hästi teda, tal kindlasti hea tunne nagu vastu. Siinkohal siis tahakski võib-olla äkki mõni fänn, kes tahab natukene toetada minu tegemist sellel teekonnal, et tuua see tiitel koju. Kui sa tunned, et tahaksite mind toetada, teha koostööd, siis kirjuta mulle, leiame lahenduse, mis mõlemale sobib ja lähme Hispaaniasse treeninglaagrisse ja toome tiitli koju. Ja samamoodi siis, kui tahad pileteid osta, siis kui minu käest ostad, sa mingil määral toetad seda minu teekonda, siis natukene kui küsite, miks siuke pilt, siis tegelikult oli plaanis teha uus pilt vahetult. Enne seda sain sparris natukene pihta ja oli nagu siuke sassis, aga kuna info taheti juba üles panna, siis ma ütlesin vahet jälle, pange see vana pilt. Oleks võinud seal peindist ja mis habemest peale. Scrapi habemest. Igal juhul 15. november, T-liik 10, WBC Muay Thai, Balti tiitel. Tuleb koju jätta ja teen endast kõik olenema. Ja kui sul on minusse usku, siis tuleb mulle kaasa elama ja toome selle tiitli koju. Come on! Šaama! Come on! Ja järgmiseks siis ka Otu rematch. Jah, Otu teeb siis rematchi sama Grusiiniga, kelle ta eelmine liik kaotas ekstra raundis. Väga veider lugemine 3. raundis, mis 5 fighti ekstra raundi. Jaa, just. Et ma koha peal olles seda ei näinud, aga pärast kui vaatasin üritust järgi, siis ma olin nagu, mis asi see oli. Põhimõtteliselt püüti jalg, löödi, oli juba tasakaalus väljas, mingi väga poolik tabamus ja hakati lugema ja siis ekstra raundis ma ei teagi, kas Grusiinil oli tuhhi rohkem või midagi sealt nagu nopiti ilmselt natuke punktidega, aga see ei oleks pidanudki minema ekstra raundis ja fight oli juba korras nagu. Jah, täpselt. Ja see fight tuleb siis 72,5 kilo, ma näen või? Jah. Et Ott on natukene, ka eelmine kord vist oli natuke kõrgemas kaalus. Või suvel, jah. Et normaalne. Fight, come on Otu. Let's go. Siis on Siki. Siki. Jah. See ei ole tiitli peale või? Ei ole, see on, kas see neema võinastakki isegi või? Seda ma ei tea. Muay Thai on. Kahtlen. Muay Thai on igatahes. Ma ei tea, kui palju siin nagu tohib siukest siseinfot jagada. Ja veel vist ei tohib. Nagu lihtsalt info ongi, jah, ma ei tea, ei tohi. Las iga üks siis, kes neid asju ütlema peab, ütleme ise. Jõuame veel neid rääkida lahti, neid fighte siin. Stechova, 2-1 rekord, 21 aastane. Mis tal on amatöörrekord on pikem? Amatöörrekord oli pikem. Pikem, meil on näed. Ja Uku on tagasi Eestis. Fighti mõttes. 1-0 amatöörrekordiga nüüd täna juba. Jah, amatöörrekord 1-0 ja. Nädalavahetusel oli siis Tallinn Open, kus siis Uku Jürendal tegi klassikalise boksi matsi. Eesti meistriga. Ja võitis teda ja minu arust finaali ei läinud. Sellepärast, et ta vist tegi, kuulsin, et ta tegi oma käele, nukile tegi vist liiga, et ütles, et ta hakkas minema. Et pidi olema finaal, pidi olema mingi Soome venna vastu. Soome meister, aga jah, ta ütles, et tegi käele liiga ja hakanud, kuna te liiga on juba nii lähedal, siis sai oma ringrasti veits maha, ma arvan. Ma arvan ka. Ja see mõttes vähemalt õige otsus, sest te liiga Martin siin juba. Nii et Uku on tagasi, teeb boksifighti ja võib-olla kuulajatele, et kas nüüd ongi klooriga kõik, siis ma ei ole Uku ise rääkinud, aga ma eeldan, et ei, lihtsalt nagu ta ütles ka seal teles, kus ta käis. Siis ta ütleski, et käsi ei ole veel nii tugev, et teha kickboksi, aga ta tahab fightida, nii et sellepärast teeb siis
pro debüüdi. Lähme siis turniiri juurde. Siin on mingisugused Fernandes on see vend on jah, see vadakpoolne, tundub aja, et korraga mahlamüts, tegelikult on 1.95 m pikk. Ja mingi 200 amatöörmatši on. Siuke jurakas või? Lossak, kurat. Et ei tundu võib-olla olevat nagu nii, ma ei tea, aga jah. No ilmselt jah, pilt on täpselt siuke nagu kuskilt sealt Mustamäe panelkade vahelt üks Josimov. Poolakas, pigem on Danski telakast, seal on ka aga jaa, selles mõttes, et amatöör-fighter räigelt. Siis see Alex Fernandes on juba meil tuttav Eestis, lõi Salamati magama. Täiesti kummuli. Nüüd toodi turniirile. Siis on meil veel 2. Ja see Amaritei on päris tugev Rumeenia võitleja, ma olen varem näinud, tean, et ta on võistelnud ka K1 Grand Prix'l. Ja üleüldse Jaapanis mitu korda võistlenud värk, et ta väga kogenud fighter, nagu 16 rekord väga soliidne. Joe Messit ma nii palju ei tea, 8-1. See Hass, kus see on siis? Šveits või? Šveits, jah. Kas oleme vist Šveitsist? Jah. Jah, sest muidu oleks Tšehhi ja CZ oleks Tšehhi. Sama. Jah, siis on Šveits. Läheme edasi. Äkki see on üldse mingi... Ma ei tea. Tšiili või? Mis see? Ma ei tea mingi. See, okei. Siis on Holubiev, ka eelmised turniirid juba tuttav mees. Ja siis on meie oma Ruslan Mitjajev, kaitseb siis, läheb nii kaitsma tiitlit, eelmise 80 turna võitis, nüüd uus 88 mehe turna. Nii et... Ja seekord siis saab peldi ka, kui paneb kinni, et ja 20 ka. Okei. No vahepeale. Mis see pilt või? Ja erinev disain on vist. No lihtsalt. Tal on ägedam plakat. Ta on Indian champion. Oota, aga 6 meest on käinud või? Salamatin ka. 7. Minu meelest Salamatin pole turnal. Minust on Salamatin reserve fighter. Minust on reserve fighter, jah. Jah. Aga siis ei ole, siis on 2 puudu ikkagi või? 2 puudu, jah. No see on kõik olemas. Ilmselt äkki on. Makejevit pole või? Ei, Makejev kolis Hollandisse. SB Jimmy läks. Nii et ei, Makejevit pole. Vot teile Vimkat. Ma arvasin täis on. Äge event, noh. Äge event, tuleb pull. Muidugi, Henry on meie main event. Henry pärast me kohale lähme. Ja Otu ja Henry. Minu jaoks, nii et jah, Henry fighti ootan kõige rohkem. Tiitlimatš. Tulete mulle supporti. Henry! Ei äge, ma olen põnevil ja mis nagu seekord on teistmoodi, et see nagu eelmine kord olin ikkagi mingil määral see põlve teema nagu oli mul kuskil kuklas. See on ületatud nüüd ja mul nagu selle võrra nagu lihtsam minna sinna. Obviously igast asju võib juhtuda ja mis iganes, aga nagu see on nagu... See enesindus olemas. See pikk nagu... paus on ka ära tehtud nüüd on juba ju pool aastat ja uuesti faidid. Just olid memoriisid 2 years ago, kus ma kummilindiga tegin harjutusi ja mingeid asju, et selles mõttes viska selle ette seda. See on paratamatult mentaalselt, ta hakkab ta igal juhul, isi kui sa võtad, ei, korras, mul on samamoodi. Läksin faidida, mõtlesin, kas see läheb kuvitav asi katki või? See on paratamatu, nagu see ongi, kui siuke asi on olnud, siis ikka see tuleb pähe ja... Aga kindlasti lihtsam. Muidugi. Ja nagu ongi äge, et on tiitel ja kuskil nagu küsiti ka, et mis see nagu tähendab su jaoks. Tegime mingit promoklippi midagi, siis nagu hea ongi öelda seda, et näiteks, ma ei tea, ma lähen oma elukaaslase sugulaste juurde külla ja siis nad ütlevad, et võistlesite liigil, et mis sa siis võitsid nagu. See on nagu keeruline seletada võib-olla nagu Eesti võitluspordi kaugele inimesele, et T-liig on nagu kainda suurim nagu selle ala nagu üritus, mis meil siin on ja toodi nagu tugev vastane ja võitsin nagu, et võitsin faidi, aga nüüd saangi öelda, et näed, ma olen Balti meisterna ja selle organisatsiooni, mis on nagu üle maailma tuntud nagu. Ja, täpselt. Et see on nagu... Ja vöö on kodus. Vöö on vöö ja samamoodi ongi Ruslan, või kes iganes võidab selle 20K turna, 8 turna saab öelda, et ta on T-liigi champion. Ma arvan, et Ruslanil raske fight, ma arvan, et see Holubiev on raske vastane. Ta on lihtsalt nii sitke. Ma arvan, et Holubiev võib olla siuke raske vastane Ruslanil, kui ta peaks kohtuma. Aga kui pihta saab, ta kukub ära ka hästi. Ja ma arvan, et see Amaritei oma siukse sitkusega võib ka olla päris huvitav, aga ma arvan, Ruslan on ikkagi suur favoriit turniiril, ikka suur favoriit.
kui just see mingi 195 sentimeetrit poiss ei ole mingi hea üllataja. Põnev, ka turnad on alati põnevad, see alati ei võida parim fighter turnas. See on nagu... Eks seal on õnne ka vaja, vaata, et sa... Peab olema õnne. Eelmine turniiri võit nagu no offense, aga nagu kui üks mees teeb 2 fighti põhimõtteliselt ja teine tuleb kuradi läbi 3 fighti jõhkrate sõdades. Ma vaatasin, päris oli 2 loogikiga kõik või? Siin on mingi konspiratsi teooria õhus või? Jah. No ikka. Illuminatina. Aga meil on kuulaja küsimused ka vist mõni või? Ja ma vajutan siit mõned ja kiiresti läbi. Esimene tuli, et küsimust pole, aga mehed teete super tööd. Uss. Come on! Tšaama, thank you. Kes on Henri peatreener nii-öelda? Superviik. Special Week. Sati passi. Ma arvan, et sii ikkagi täna, sest et ma olen suht läinud nagu Tai poole peale rohkem. Et siin, kui hakkasin seda MMA kinnastega Muay Thai tegema, siis tegelikult sellest ajast saati nagu tunnen ennast veits Muay Thais nagu mugavamalt. Et mu 2 kaotust, mis mul vahepeal olid mõlemad kickboksi reeglite järgi. See nagu siuke laid back stiil, mis nagu viimane fight ka rohkem olid nagu rahulikum, siuke veits taikam ja siis järsku plahvatad, see sobis sulle kindlasti rohkem kui kickboks on veits rohkem siuke nagu ladumine. Mitte, et ma seda nagu pelgaks, aga lihtsalt nagu mängulisust on vähem ja mul on nagu, ma ei tea, ise tunnen ennast Tai-boksi mugavalt ja ma arvan, et sii on nagu peatreener. Ja kindlasti Kevin, et Kevin ikkagi tema saalis treenime ja nüüd pärast suve on ta ka nüüd rohkem meiega jälle saalis ja meil on see oma nii-öelda siis grupp, kus võistlejad treenivad. Ja boksi teen nüüd Melnikuga ja liiga laiaks ei saa seda nagu spektrit ajada, aga ikkagi kõigilt on midagi õppida, et aga ma arvan, jah, sii on nagu peatreener, sest et temaga ikkagi Tai-boks on vastus. Davai. Ja kui natuke arutatud, aga siis kõigilt ametlik arvamus, milline on teie arvates vääriline karistus Hamushile sellise käitumisest kohtunikuga? Ma korra chatis arutasime, et nagu et ma kirjutasin sinna, et ma ikka kirjutasin, et kuidas nüüd edasi vaata, siis ma isegi ütlesin nagu, et davai, et punkt maha ja e-count kirja ja ongi 10-7 las faidivad edasi, aga tegelikult üliõige, et nagu saatke nahku see vend nagu kellele nagu esineme. Kui ta jaurab seal nii kaua. See on kohtuniku suunas rünnak. Selle eest ta peaks saama juba bänni, nagu mingid kuud kindlasti. Ka mingi karistus ongi, see ei ole, et nüüd sellest pole mitte sõnagi räägitud, alati on pandud kloori, et me tegeleme selle mingi olukorra bla, aga sellega nagu selle kohta on vaikus ja see, ma ütlen kange, et peaks 100% saama mingit, kas pool aastat bänni või mis iganes, see ei ole lihtsalt reaalne. Võistluskeeld. Kindlalt, see on absurdne. Ta ründas konkreetselt, ta ei löönud kohtuniku, aga ta ründas kohtuniku ikka. Verbaalselt. Väga agressiivne. Konkreetselt innud ila lendab suust. Paugas oli. Mingid nöörid. Tõesti steroide liiga palju. Tehke talle testid, ta popib kindlasti. Nii. Siis on Jake Paul või Davis, kumb? Ma ei teagi. Siin on nii palju aega juba ma arutada veel igati pidi, pole isegi pole isegi nii palju arutanud. Pole üldse mõelnud selle peale isegi. Siis arutasime ka seda. Kinni makstud. Kas Uku tuli kloorist ära? Seda arvame, et ei ole tulnud ära. Ei. Kindlasti mitte. See ei käi nii. Inimesed arvavad, et see käib nii, et mingi, et umbes et ta ei võistlus mingi, mine minema umbes. See ei ole niimoodi. See nagu, ta on põhjusega eemal olnud. Ta on ilmselt vigastus, mida sai fighti käigus, kõik saad aru, et see on ju nii tõsine vigastus, ei käi mingi 2 kuuga tagasi seal mingi, paneme edasi, et see võtab aega ja ma arvan kindlasti tal on kloori ja kõik ok. Kui ta tahab, saab kohe fightada, ma arvan. Kas näeme millalgi Sergei Makejevit podcastis? Pangu 8 meie tunnale kirja, siis võime rääkida. Ta on praegu Hollandist nagunii. Selle mõttes, et ühel hetkel tahaks kindlasti kuuldada neid lugus ja SP Gymist. Ma arvan, et seal ei ole lihtne. See on mega tugev gym, kus ta on kõik samad need Hamushid ja kõik on seal SP Gymis, nii et ma arvan, tal ei ole kindlasti lihtne seal sisse elada praegu ja sellepärast tahaks kindlasti ühel hetkel taga rääkida, aga ootame, kui mees vähe aktiivsem ka on, siis on rohkem rääkida. Üldises pildis on meil nagu mingi plaan praegu neid külalisi hakata jälle kutsuma, et panemegi nagu listi kokku, et keda tuua. Ja kirjuta meile kommentaaris, keda tahaksid näha saates. Ja üks mõte on ka see, et mida me oleme siin arutanud, et
tuua teistest spordialade sportlasi, spetsialiste ja mittegi võib-olla nii palju rääkima võitlusspordist, vaid tehagi lihtsalt juttu elust ja rääkida sellest mentaalsest poolest, mis nii-öelda käib spordiga kaasas. Mis käib jah, nagu niikuinii iga spordialaga jookseb kokku, et saab leida paralleele ja rääkida oma vaatenurki ja samamoodi, kui sul on, ma ei tea, veel samal ajal võib-olla jälgid fight sporti, siis on jälle nagu kuulata sinu perspektiivi, et hea meelega, kui sul on kedagi, keda sa tahaksid näha, siis võid julgelt kirjutada ja saame tegeleda vaikselt. Mis te arvate, kes võidab Glory siis nii-öelda heavyweight turniiri? Oota, kes meil on seal üldse kirjas? Seal on Mori Krooma, seal on nüüd on siis Laiduni. Milos, Mori Krooma, siis see Pousid, see Morokk, siis on Osaro ja... 2 on wildcardi. Ei ole, 2 on wildcardi, aga 1 on veel Osaro ja kes seal veel on heavyweightis? Laiduni ütlesin. 5 on praegu. Keegi on veel. Keegi on veel. Ma ütlen kohe ära Mori Krooma, ega siin ei ole mõtet keerutada. Mori Krooma. Sa võtsid. Siin on veel Big Sexy, Niko Horta. Niko, jah. No ma arvan, et Mori Krooma on kindlasti 1. Tariko Osaro lõi ju Laiduni magama. Selles mõttes nagu Osaro oli väga hea. Aga Osaro jälle event enne seda ei olnud väga hea. Ei olnud hea. Et see on nagu, ma ei tea. Ma ütlen, et ma loodan ka, et Mori Krooma. Võib olla küll. Aga see sõltub jälle, kuidas see loos läheb. Mori Krooma. Okei, aga wildcard tähendab mida? Tuleb keegi sisse, üllatus. Levi ja Bahram tood juurde, et siis on suurem üritus. Neil ei ole ühtegi, tegelikult ei ole ühtegi. Aga see oleks reaalne nagu nimi ka, kes mõlemad müüvad. Ja peab olema, sest tegelikult ükski neist ei ole neid räme ticket sale. See Jamal ei tule, ma arvan. Jamal tasuli nii kaotuse pealt sa ei saa nii või tulla. Saad, aga nagu... Ei no, äkki tuleb Rico, mõtleb, teeme jälle mingi päikse pleki tasu. Me korra arvutasime ka, et Rico tuli eelmine kord ka seal lõpus ju mingi... ongi nüüd. Tuli ja loputas kõik ära. Ma vaatasin mingit filmi alles, vaatan Rico seal lambist istub prill ees, mingi turvamees. John Wick 4 või mingi... Kuskil ma nägin seda. Ma päris paljud filmis ikka. Ta oli ka seal mingi driver oli. Sõidame sinna või? Oli jah. Korralik kapp. Vot nii. On veel küsimusi? On küll. Lemmikuim fight Glory'st üleüldse. Üleüldse või? Ma arvan küll, jah. Läbi aegade või? Kurat. Paaderi ja mingi Remi Bonjaski fight, ma ei tea, see oli Glory's või see oli seal mingi... Showtime vist isegi. Showtime jälle. Aga põhimõtteliselt samad omanikud vist. No Tarik ja Bahram kaklemist, siis on see ilmselt 1. No see on jah 1. One for the ages, aga... Miguel ja see laamendus ka see 3 raundini. Kes kellega tegi see? Peposhi, jah. Oli väga palju, peaks veits mõtlema, see on nii nagu crazy. Pereira versus Bahram Kikis. Pole küsimus ka, Pereira, come on. Ja Pereira versus Uku Kikis. Veel imelikum küsimus. Pereira on mingi 6-kordne Glory champion või 2 kaalus või? Ta on ikka nii eliit kui eliitne. ChatGPT ütleb Alistair Overeem versus Bader-Ari 3. See oli äge. Overeem tuli tagasi kickboksi peale pikki aeg, siin juba on ChatGPT, peale pikki aegu MMA karjääris ning 3. kohtumisega Haariga. Aga see oli äge paika, Tyrone Spong versus Michael Toot. Michael Toot lõi korra pikali, Spong paida magama. See oli päris äge. Palju on ägedat paita olnud. Siis on veel Maslobojev versus Tarik Ababes. Ja siis on Alex Pereira versus Simon Markus. See oli hea fight. Igast Rico fight'e ka, kus ta ise käib ennem kui... Levi ja Rico fight väga. Kuule nii hea, nii palju. Vaatame tõesti. Rico ja mingi Robin Van Roosmann pani kunagi väga häid fight'e samamoodi. Oi, muidugi. Holskan, Cedric Tumba tõi ägedaid fight'e. Nii palju teed neid ägedaid fight'e on nagu. Kes see oli? See on ka vanem, see on Showtime'ist, aga Roosmaalen ja kes see... Roosmaalen ja asjad, jah. Kes see oli, kellega ta laamendas nii netult lihtsalt? See... Üks fight, mida me kunagi vaatasime siis, kui meie alustasime, oli see Mosab Amrani
versus Mohamed Kamal, vaat see oli nagu jõhker asi. See oli King of Amsterdam nagu ürituse nimi ja seal on see The Voice kommenteerib ja nagu lihtsalt siuke ladumine nagu. Ja siis on see üks Marokk teeb Iron Mike Sambidisega ka. Ma ei mäleta, see Marokki nimi on. Ja Kamikhalil va? Ei olnud va? Ja teame, sa mõtled, see oli ka mingi showtime. Ainult Hollandi kombosi korda mööda need. Peab eks lihtsalt, noh. Lihtsalt, jah. Nii et... Fight on. Aga hea küsimus. Siin Red Houle'i ära, siis ikka läheb, sealt hakkad minema, siis jõuad päris kaugele. Praegu räägid meid, et jaapanlaste fight, Masaki Noiri fight on vaamad viimase päris palju. Masaki Noiri väga ägeda stiiliga. Aga ootan tema fighti Superbonni vastu. Ma olen siin kordanud maininud ka K1 vanad aegad ja mingid Poakavi ja seal Kušenko fightid ja Holskenid ja mingid täis ladumised. See oli ka ju see 67 või oli 65 kilo või 70 oli see turna. See K1 maks 70, see oli no jõhkerne. Kes see jaapanlane oli, kes mitu korda võitis? See Haraguchi või ei, see on uus vend nüüd, oota. Lege vend lõi Poakavi ära. Ma tean, keda sa mõtled keele peal. Just. Kas on veel küsimusi? Kõik. Tuus. Siis on nii. Selline sai tänane saade. Elar Osilõ ette. Täiesti elarne. Lükkame klapi kinni. Ja, kui sul on pakkumisi, kes võiks meile külla tulla, meil kindlasti on mingi oma nimekiri, keda me juba tegelikult oleme siin natuke sihtinud, kellega oleme planeerinud, aga julgelt kirjuta, samamoodi kirjuta, mis meeldib, mis ei meeldi, mida tahaksid rohkem näha saates, mida ei tahaks näha. Kuulaja on kuningas, kui ta käitub kuninga vääriliselt. Ei no pange heiti ka, kui ei meeldi midagi, siis võtan vastu. Ma ütlengi, mis ei meeldi, siis tulebki öelda, aus. Aitäh Maicel, aitäh Tanel, aitäh Karl ja aitäh kõigile kuulajate vaatajatele Lennake laivi. Lennake laivi meie sotsmeediasse ja elage kaasa. Tavai, tšau!